Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Marju, palju õnne sulle. See kukkus nii välja, see ei olnud nii planeeritud, et selle kokku saamine toimub niisugusel ajal. Aga kuidagi need päevad on lahtimata esitud. Jah, ega meie ka vahepeal lihtsalt tahtsime väga aktiivset inimest ja tuli meile üliaktiivne, väga aktiivsel ajal ka veel tema jaoks. Aga meil on siis täna kirjas Marju Lauristin, kelle resümee räägib väga-väga suuri sõnu. Ehk siis praegu on ta Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja siis valiti teda Euroopa Parlamendi liikmeks ning kuulub ka siis sotside parlamendirühma juhtkonda ning on ka Tartus väga nimekas, ehk siis Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni ja emeriitprofessor. Ei, ma olen veel isegi pärisprofessor. Päris. Ja mitte täiskoormusega. Ma ei olnud tunnist praegu tulen, miks ma ei käsi. No, siis on neid minka. Aga alustame siis, et palju te olete üldse kursis praegu siis Eesti selle poliitikaga, et kui te olete Brüsselis, et enamus aega on ju... Ja vaadake, mina käin Brüsselis tööl. Nii nagu väga paljud käivad tööl Tallinnast Tartusse, Tartust Tallinnasse, nii käin mina Tartust Brüsselisse. Ja töö algab meil esmaspäeval, kas siis hommikupoole, kui on kohe seal mingid asjad, mida võib olema kohal. Tavaliselt algab ta teisipäeva hommikul, esmaspäeva õhtu ei ole midagi nii olulist, siis saab sõita esmaspäeva õhtuks, aga kui on esmaspäeva hommikus ja esmaspäeva hommikus lennukiga. Ja töö lõpeb nagu üldse parlamendis tavaliselt neljapäeva õhtul, nii et reeded on tavaliselt parlamentides selleks, et nagu parlamendimajast ka välja natukene vaadata. Ja järelikult neljapäeva õhtuse lennukiga enamus meist kõik sõidab koju. Nii et ma lähen esmaspäeva tööle tulen, neljapäevesse, tagasi reedeks ja on Tartusse. Täna neljapäeval jõudsite siia? Ja täna, Euroopa peab pikalt lihavõtteid. Meie ei pea ja sellepärast meil on selle ta vaba üldse. Ja sellepärast ma olengi pidanud nüüd eile ja täna õppetööd, sellepärast, et meil tavaliselt ei ole kolmapäev vaba, aga seekord meil on kolmapäev neljapäeva. No siis teate vist väga hästi, et tänasest on uus valitsus. Olen kuulnud. Siis on ta. Aga kuidas te siis, mis oleks teie soovitused siis valitsusele? No minu soovitusi, kas nad kuulavad, see on tõsi. Aga ma olen jälginud seda väga pikka protsessi ja ma olen olnud ise selles samas koalitsioonis ju kaua on see koalitsioon olnud ju kogu aeg selline, mis on tulnud ja läinud. Esimene Laari valitsus oli sama koalitsioon sisuliselt, eks ole. Siis oli vahe, esimene Laari valitsus mina olin, eks ole, sotsiaalminister ja võtsin ise osa selle koalitsiooni kokkupanemisest. Siis oli pikem vahe, siis oli see sama koalitsioon oli 99, kus mina olin veel Riigikogus ja ma olin Riigikogu fraktsiooni esimees, nii et võtsin ise osa koalitsiooni kokkuleppe tegemisest samas koosseisus. Ja siis viimati oli peale nüüd 2000, mis meil valimised 2007, siis, eks ole, siis oldi 2 aastat ja see asi nagu lõppes poole pealt, siis mina enam ei olnud kaasas, siis ma nägin kõrvalt seda rohkem, aga ma olin siis juhatuses. Ja nüüd on siis 4. kord tegelikult, samas koosseisus. Nii et see, mis noor inimesel pole väga üllatab ja mille üle valijad väga pahandavad, et kujutage nüüd ette, eks ole, nüüd nad seal teevad kolmekesti istuvad ja räägivad nii kaua läbi. Mina näen seda tegelikult kui edusammu. Sellepärast, et varasemad koalitsioonilepikuid ei ole nii detailselt läbi räägitud. Ja siis on palju rohkem võimalusi, et pannakse sinna paberile üldised punktid ja siis vahepeal juhtuvad niisugused asjad, et keegi ei ole kokku leppinud, mingit mandaati ei ole, võetakse vastu mingid väga suuri otsuseid, suuri muutusi. Ma arvan, et seekord ma loodan, et nüüd on niiviisi, et tõesti on need nii läbi räägitud, et selliseid kuskilt äkki taevast kukkuvaid või siis tagatoas valminud selliseid suuri projekte ei teki. Sest et seda on ju ka vahepeal arutatud, et mis asi see koalitsioonileping üldse on, sest ta ei ole ju põhiseaduslik dokument.
kuskil ei ole öeldud põhiseaduses, et erakonnad moodustavad valitsuse ja valitsus tegutseb vastavalt koalitsioonilepingule. Sellist lauset Eesti Vabariigi põhiseaduses ei ole. Aga me vaatame praktikat, siis me väga tihti loeme lehest ja kuuleme ka, kuidas öeldakse, et ei, me ei saa seda teha, sest seda ei ole koalitsioonilepingus. Või me peame seda tegema, sest et see on koalitsioonilepingus. Aga noh, see iseendast näitabki, et koalitsioonileping on tegelikult siis erakondade vaheline kokkulepe, mida detailselt on, eks ole, ja seda rohkem saab valija jälgida, seda läbipaistvalt. Mida üldiselt on, mida kiiremini kokku pannakse üldistest loosungitest, seda vähem saab ju tegelikult valija aru, mida tegelikult tegema hakatakse. Nii et mina pean seda protsessi, et see nüüd nii pikk on tegelikult positiivseks, sest et nende 3 erakonna vahel praegu jõuda ühisele niisugusele platvormile on küllaltki raske. Teatavasti, nagu ma ütlesin, eelmine kolmikliit selles koosseisus läks lõhki ja ta läks lõhki põhimõtete pärast, ta läks lõhki muide töölepingu seaduse pärast. Ja nüüd uuesti tulla kokku, kusjuures vahepeal ikka üksteise kohta nii üht ja teist, eks ole, niiviisi kuuldavale lastud ja veel viimaseski perioodis. Leida siin nüüd see ühisosa, mida tõesti lepitakse kokku, et seda tegema hakatakse, see ei ole lihtne. Lihtsamaks on selle teinud see, et vahepeal on toimunud niisugune imeline asi, et näiteks Reformierakond, kes tavatses kasutada selliseid lennukaid väljendeid, näiteks selle sama universaalse laste toetuse kohta, et see on raha lennukilt külvamine. Ja oli väga populaarne, oli selline väljend, ka ajakirjanikud korrusid, et tuleks ometi lõpetada see raha lennukilt külvamine. No selle on peeti tegelikult silmas universaalsete lastetoetuste niisugust süsteemi, mis on üldiselt jah, sotsiaaldemokraatidele põhimõtteliselt üks põhiasju, aga mis on väga paljudes Euroopa riikides ka nüüd üldiselt tunnustatud sellepärast, et see nagu lähtub sellest põhimõttest laste õigustest, et laste need õigused on kõik võrdsed ja see lapsetoetus tegelikult ka markeerib seda riigi tunnustamist, et laps sõltumata sellest, eks ole, mis on tema taust, on ikkagi ise nagu see persoon või ise see ühik. Ja tema on väärt seda, et tema niisugune lapsepõlv oleks tagatud ja muidugi see, et meil oli põhimõte ilus, aga see toetus oli ikka häbiväärselt madal, meil oli kaua aega 19 eurot, eks ole, kui koroonist elementi. Siis püüd seda tõsta, mis sotsidel kogu aeg oli, see põrkaski selle lause vastu, et õpetada see raha lennukilt külvamine, eks ole, et tuleb anda neile lastele, kes on tõesti vaesed. Mis tähendab, miks on see universaalne lastetoetus nii põhimõtteliselt seda, et näiteks koolis tekib vahe. Need on lapsed, kes jõuavad ise oma supi eest maksta ja need on, kellele antakse seda vaeste suppi, eks ole. Või siis nagu siin on olnud meil need ranitsa kampaaniad, mis on minu jaoks olnud väga valusad, kui te vaatate, kui te lähete poodi enne 1. detsembrit, eks ole. Siis te jätate sinna kassa juures, eks ole, mingit peen raha ja seal on öelda, et vaestele lastele koolikoti ostmiseks. Ja siis näetakse veel pilti telekas ka, missugused koolikotid välja lähevad, eks ole. Ja siis ongi jällegi on siis ühed lapsed, kellel siis on need ikka popid koolikotid, teisel kellel on siis need, mis on siis nagu need vaestavad. Võt niisugust vahet tegelikult sotsiaaldemokraadid on kõikides maades pidanud äärmiselt lubamatuks. Ja taotlenud seda, et lapsed oleksid ka psühholoogiliselt tunneksid, et seda, et nad on võrdväärsed. Ja nüüd see, et on jõutud nii kaua, et vähemasti nüüd Reformierakond ja Isamaa, kes on seni olnud kogu aeg selle vastu, on olnud koos nendega valitsus kogu aeg selle vastu, on kogu aeg kritiseerinud ja olnud võtnud pika hambaga selle omaks. Nüüd äkki ise asunud aktiivselt seda promoma, eks ole, teatavad, et see on tohutu saavutus ja tahavad rohkustada, mis on väga meeldiv. See on tõepoolest tore, see on asi, mis näitab, et me oleme liikunud niisuguse põhjamaisema ühiskonna poole. Aga siin on jõudmine võtab aega. Nüüd praegu tulevad uued teemad, eks ole. Me nägime nende valimiste ajal, tekkis küsimus miinimumpalgast. Jälle asi, mis on seni olnud väga palju nende parempoolsete erakond jaoks ikka täiesti tabu teema. Mida on püütud näidata, et see on ajast ja arust iganenud ja seda pole üldse vaja ja nii edasi. Või siis teeb poolt seda, et see tapab ettevõtja. Nüüd äkki me näeme, kuidas moodi on toimunud nihe ühiskonna teaduses ja hakatakse tõsiselt sellest rääkima, et me ikkagi kaua selle madala palgaga välja ei sõida, et see meie konkurentsieelisena tegelikult peatab meie oma majanduse arengu. Ja kui vaadata nüüd, kuidas on toimunud innovatsioon teistes nendes arenenud majandustes, siis see on ju käinud käsikäes sellega, et on toimunud ühelt poolt palgavõitlus, tähendab see süsteem, mis on Põhjamaades, mis on Saksamaal, mis on
Prantsusmaal, mis on Itaalias, mis on ka Ameerikas muide, et toimuvad ikkagi väga tugevad läbirääkimised ettevõtjate ja ametiühingute vahel just nimelt miinimumpalga, kas see on siis ülemaaline või see on selle haru oma, eks ole, või see on siis noh, ma ei tea, suure ettevõtte oma, igatahes, et see lepitakse kokku. Ja vaat selle kokkuleppe kaudu nihutatakse teistpidi ettevõtjat hoidma oma raha kokku sellega, et ta hakkab rohkem näiteks tehnoloogiat arendama, et tal oleks vähem töölisi vaja ja nii edasi. Nii et noh, see on kogu aeg niisugune vastastikune survestamine, mis tegelikult on mootor, mis paneb innovatsiooni käima. Aga kui sa võid olla nagu Aafrikas, eks ole, et maksad ikka sente ja tegelikult tehakse see töö ära, ükskõik kas tehnoloogiat on või ei ole, või ta vana või uus või nii edasi, siis tegelikult see tähendab seda, et ühelt poolt töötajad saavad vähe palka, aga teiselt poolt, eks ole, ei ole ettevõttel mingit survestust, et ta arendaks ka ennast innovatiivses suunas. Ja siit muidugi tuleb veel üks, ja see on nüüd, me näeme jälle, oleme jõudnud nii kaugele, et see, mis sotsid siin rääkida, et selle eest vastu pead, on äkki muutunud millekski, millest kõik on äkki nagu huvitatud ja räägivad, et kuidas seda teha. Ja selles mõttes on praegu sotsida nagu kergem valitsusse. Selles mõttes, noh, see ühine platvorm nagu juba valimiskampaaniat ajal on palju suurem. Aga samas muidugi tekib siin sotsidel see probleem, et kui nüüd väga mitus neid põhiideid on muutunud toetatavateks, kus siis nüüd see oma on? Kus siis nüüd on siis see, mida peaks nagu välja näitama, kui seda eristavat. Ja see on teistel erakondadel samuti. Sest Isamaa valijad, me täna just arutasime siin, mõni inimene praegu siin ka, arutasime just nimelt seda, et erakonnad lähevad kõik sinna keskele kokku. Ja valijal ei olegi enam nagu võimalik vahet teha. Nüüd teevad ühe valitsuse ka, eks ole, siis lõpuks hakatakse ütlema, et noh, tekkis üks erakond ka, eks ole, kui teil on kõik nii ühtemoodi. Järelikult peavad tekkima uued niisugused eristavad momendid. Ja mulle tundub, et nüüd, kui ma vaatan seda praegust valitsuse kokkupanemist ja seda ministrite portfelite jagamist, siis siin nüüd on niisugune väga huvitav olukord, mida ei ole seni ajakirjanikud märganud. Kõik armastavad kogu aeg on üks tuntud nutulauluviisil, mida lauldakse, eks ole, mis on ikka kõik halvasti ja mis on kõik valesti. Ja loetakse need ministrikohti ka umbes niiviisi, et see on ikka tähtsam koht, see on vähem tähtis koht ja niiviisi. Aga tegelikult iga selle ministrikoha tähtsuse määrab väga palju see, kui minister suudab seda kohta ise sisustada, kui palju ta sisulist poliitikat sinna ise suudab tuua. Ja mulle tundub, ja ma olen seda öelnud, et mis ma annaksin nõu, et nüüd on selle, mis ma mitte ei anna, ma juba olen andnud nõu. Ja annan seda nõu neile ka edaspidi, et lõpetage nutulaulud, eks ole. Ja vaadake seda parem, et nüüd on võimalik teha, sest esimest korda on sotside käes nüüd see pool, see paar, mis neist hakkab sõltuma, see, mida me kogu aeg räägime, et meie kogu edasimineku alus on inimressursi arendamine, eks ole, kvalifitseeritud tööjõud, kõrgemad palgad ja innovatsioon. Kui Urve Palo käes on nüüd see pool majandusministeeriumist, kus on innovatsioon, EAS, eks ole, ja kogu just see uue tehnoloogia arendus ja ettevõtlusarendus. Ja teiselt poolt on nüüd sotsiaalpoole pealt sotside käes, nüüd Rannari käes, kes ei ole selle ala väga spetsialist, aga ta on noor ja hästi õplik ja teab rahandust väga hästi, on see pool, mis on siin tööjõud, eks ole, tööjõuarendus, see, mis meil oli selles programmis, et mitte töötukassa, vaid töökassa peaks olema, eks ole. Nüüd on Saksamaal on Arbeitsamt, mitte Arbeitslosigkeit. Et see peaks ka töökassa olema, et sealt tuleks see väljaõppe, täiendõppe, kõik need asjad, eks ole, see tööpuuduse ennetamine, mitte selle tagajärgedega võitlemine. Ja kui need kaks kokku panna nüüd, kui meil on samas on tekkinud uus olukord, kus on näiteks te olete lugenud, on tööandjate ja ametiühingute ühine manifest, algus oli tööandjate manifest, nüüd nad tegid ju ühise lõpus. Tähendab, mis mõlemad nõuavad sama asja, eks ole, täiendõpet, kogu seda temaatikat, innovatsiooni ja nii edasi, kõrgemaid palku. Ja nüüd on võimalik valitsuses sellele vastata, on võimalik tegelik see kolmepoolne läbirääkimiste positsioon, mis on näiteks Põhjamaade arengu aluseks on. Saksamaal samuti, kus lepitakse tõesti kokku, kuhu siis hakkab suunduma kogu see majandus niiviisi, et sellest võidaksid nii töötajad, võidaksid ettevõtjad, võidaks riik tervikuna. Ja see on praegu sotside käes. Ja sotsid selle välja mängivad ja lõpetavad nutulaulu ja ajakirjast lõpetavad nutulaulu ja hakkavad mõtlema sellest, kuidas asi välja mängida. Siis on minu meelest praegu sotsidel trumbid käes selles valitsuses, kuigi see praegu välja ei paista. Aga kui nad seda välja ei mängi, see on nii kui teete kaardi mängus, kui te välja ei mängi, eks ole, siis oled kaotanud. Ja muidugi teine asi, mis nüüd on näha, vaadake, eks ole, Mikser oli kaitseminister nüüd praegu sellest Rõivase valitsuses, eelmises Rõivase valitsuses. Tuli valimiskampaania, kes läks sinna lennuväljale ja laskis samal nendel lennukitel üle pea sõita ja ütles, et tema on vägev, samunegi
kindraliarmee juht. Tegelikult tal on selle kindraõigus ka, sest et vahepeal muudeti põhiseadust, eks ole. Kus öeldi, et riigikaitse läks valitsuse kompetentsi, tegelikult on peaminister on nii-öelda kõrgem ülemjuhataja. Aga tegelikult kaitseminister oli üsna vakka. Sotside programmis kogu see kaitsepool oli suhteliselt sordiini ja miks? Sellepärast, et siin meil oli see teema, kus meil on seal samas Ida-Virus, eks ole, kus on Ossinovski ja niiviisi, on Vene valija ja võt seal Yana Toom ja kõik need olid seal väga aktiivsed ja oli selge, et selle Vene valijaga niiviisi, kus hakkad siin väga kõvasti seda NATO poolt suhuma ja kõike neid asju, siis sa ehmatad nemad, ka need, kes on muidu päris lojaalsed ja meie poolt on just need nooremad ja haritamad ja lojaalsemad, aga kui sa seda trummi väga kõvasti taod, siis kunagi ei tea, kust nad ära põrkavad. Aga nüüd on jumal tänud valimised läbi. Valimised on läbi ja nüüd võiks minu kaitseministri ikkagi näidata, kelle käes on julgeolekupoliitika. See on sisuliselt ikka kaitseministri käes. Ja kui on tegemist sellega, et praegu on julgeolekupoliitika üks tähtsamaid, tõesti on Euroopas ka tähtsamaid, siis siin on üks selline väga tugev positsioon. Välisministri positsioon on selles palju nõrgem, kui on kaitseministri positsioon. Aga see tuleb jälle julgesti välja tuua, sest siin on väga tõsised asjad näinud. Ja siin tuleb näiteks niisugune, et vaadake nüüd seda lugu, mis meil nüüd juhtus, eks ole, selle sama valimistega, kus meil EKRE tuleb valitsus, või mitte valitsus, vaid parlamenti niiviisi. Kõik kogu maailm, no näed, lõpuks eestlastel ka ikka, neil on nüüd oma leppeen ja neil on oma nüüd radikaalid ja paremradikaalid ja neil ka nüüd varsti hakkavad pommid lõhkema, neil ka hakatakse varsti põlema panema seal, eks ole. Ja kõik ootavad ja see on tegelikult seda, et näiteks meie NATO partnerite jaoks, need on kõik väga halvad märgid. Et nagu nii on niiviisi, et vaadatakse seda Eestit, Tätit ja Leedut, et need on niisuguses ohutsoonis ja ollakse väga ettevaatlikud. Nii et me peame siin hoidma väga tugevat oma julgeoleku teemat ja demokraatia teemat koos ja see nüüd on sotside puhul olnud kogu aeg üks niisugune läbiv ja tugev teema, seesama demokraatia arendamine. Ja ma loodan, et siin nüüd meil sellele demokraatiale tekib niisugune väga selge hoopis uus niisugune tahka, tähendab demokraatlik riik on tänapäeva maailmas rohkem kaitstud, tal on rohkem liitlasi, tal on rohkem julgeolekut kui mitte demokraatlikult. Nii et niisugused on minu soovitused. Rääkimata siis sellest, et meil on jah seal juba nii-öelda niisugune, võiks öelda, ammu juba, kuidas öelda siis, soolas olnud teema, see on siis kultuur ja kultuuritöötajate palgad ja kultuurikoht ühiskonnas. Ja kui nüüd Indrek Saar saab selle ministrikoha, mida ta on tegelikult ammu tahtnud, olles ise teatriinimene ja kultuuriinimene, eks ole, ja me peaksime teate, et tema oli ju ka direktor vahepeal ja niiviisi. Et võib-olla me saame siin ka mingi nihke, sellepärast et see, missugused meil kultuuritöötajate palgad on ikka häbiväärne tegelikult. See, et Eesti riik läbi selle sama palgapoliitika näitab, et kultuur on ikka nii-öelda 7. järguline. See on ju ikka väga üle. Nii et mina ei arva, et sotsida praegu valitsuses halvasti, kuigi nende, võiks öelda niisugune, kuidas öelda, see auvo, see prestiiž ja sära, mis oleks siis, kui oleks ikka peaminister, välisminister, rahandusminister ja nii edasi, siis see oleks muidugi suurem. Mis rahandusminister see puutub, siis muidugi temast sõltub väga palju. Me ei tea, kui mõistlik see Sester on. Mina oleks ise eelistanud, et Lauri oleks jäänud, Maris Lauri, sest ta on väga hea spetsialist ja tõesti neutraalne ja kõikide poolt hinnatud. Eks näe. Ja mis puutub välisministrisse, siis ma julgen arvata ka, et praegusel ajal, kus Eesti on saamas Euroopa Liidu eesistuja omaks 18. aastal, ja ma näen praegu Brüsselis, mida see tegelikult tähendab, kui suur koormus on, ma näen, kuidas lätlased sellega tegelevad ja niiviisi. Siis minu meelest meie praegune välisminister on äärmiselt nõrk selles mõttes. Ta ei ole näidanud ei Keskkonnaministeeriumis ega Välisministeeriumis ega enne oma tegevused, tal on mingeid niisuguseid nagu särava eestveda ja omadusi, mis seal on kindlasti vaja. Nii et selles mõttes on kehva seis, et me läheneme praegu sellisele nagu hetkele, kus me muutume äkki väga nähtavaks rahvusvaheliselt. Ja ma väga kardan, et me läheneme selle hetkele mitte võib-olla kõige paremas konditsioonis. Omavahel liiga palju niisuguseid praegu veel niisugust käärimist ja muidugi siin on nüüd isiklikud suhted, mis on muidugi suur õnnetus. Kui mina koostaksin valitsust, ükskõik mis valitsust, ma kindlasti võtaks valitsusse ministriks inimestest, seal istutakse ümber lauakabinetis ja arutakse koos asju, kes on öelnud, et tal on vastik nende inimestega koos istuda, tahaks nendega hetkega enam koos töötada ja kes on väga mitmetega enne juba riius, eks ole, tähendab ükskõik mis erakonnas see on. Selline inimene, mis tahes meeskonnas on see, kes tegelikult töömeeleolud ikkagi
nii et nimesid nimetada. Küsiks siis vahele, et kui meil nagu põhiseadus ei ole praegu AJO vahepeal, et on hoopis koalitsioonilepe, et küsiks, paljud teist on seda üldse lugenud või läbi lugenud? See on praegu internetis näha, jah, kas te olete lugenud? Mina lugesin ka mingit drafti, see oli õudne, et seal olid nii, et punktidest ma vaatasin, ma olen Eesti filoloog, ma esialgselt haridusel. Seal oli nii palju neid sõnastuse vigu, reaktsiooni vigu. Eesti keele õpetajad kindlalt saanud puudulikku hinda. See oli väga nukker vaadata. Aga ju nad selle ära parandavad, see on kõige lihtsam. Aga sisuliselt, eks ta nüüd on jah. Kõigile midagi. Annab veel paremaks. Aga küsime siis seda, et kui eelmises valitsus oli 6 naist, siis nüüd on 2. Ta on küll kole. Ta on väga juba sellepärast oleks pidanud Lauri jätma, eks ole, kes oli tõesti väga asjatundlik ja hea. Ja muidugi, mis puutub nüüd teisi, siis nojah, siin on tõepoolest kahjuks nii viis, et vaatame lahkuvaid ministrid on enda proportsionaalselt naisi rohkem, eks ole. Meil on veel pikk tee minna sinna Põhjamaale. Sest minu meelest oli see Sulling päris tubli ju ka, eks ole, minu meelest oleks majandusministeeriumis mingit põhjust üldse välja vahetada. See, et siin väga oli vaja teha Kristjan Mihklile kohta. Ma ei arva, et see on kõige geniaalsem samm. Ma oleks võinud need 2 tublit ja juba päris hästi koos töötanud asjalikku daami edasi jätta. Ja meie Helmen Kütt oli väga tubli, tähendab, siin nüüd tehti see vakerdus. Tsahkna, ma saan aru, tahtis väga saada, sest Tsahkna alas on, Tsahkna oli sotsiaalkomisjoni esimees. Ja Tsahkna ja Isamaaliit väga tahtsid, et see kogu see lastetoetuste teema tuleb nüüd nende kroonil juveeliks. Ja kuna ma mõtlen, sotsid on sellest nii kaua võidelnud, et me siin võib-olla suurema öelda, et võtke nüüd teie see teatepulk ja läheme koos selle teema, see tuleb niikuinii ära teha, üks kõik, kes on, peab niikuinii ära tegema ja oleme siin koos. Ja teie poolt ilmselt meil oli oluline saada see töö nende kätte, sest see on nagu meie põhiline. Kaua te siis annaksite neile? Kas nad peavad vastu järgmiste valimistele? Ei, ma kardan, et ei pea just selle tõttu, mitte sellepärast, et põhimõtted ei sobiks. Vastupidi, minu meelest see koalitsioonileppe kõik annab alust loota, et nad peavad väga hästi vastu. Minu suur hirm on just see, et meeskond on nii kokku pandud, et seal on sees juba algselt need niisugused, teate, nagu ostate mingisuguse mingi nõu näiteks, ta on nagu ostes pragu. Siis on selge, et surve all see pragu läheb suuremaks. Ja ma arvan, et see pragu hakkab sõber Jürgenist peale, ta on selle teadnud. Ja sinna juurde võtta see, et Michal on algselt juba kogu avalikkuse surve all, eks ole, sest ega tal ikka andeks ei anta neid kilekotte. Ja see ei ole nagu selles mõttes ei ole hea, see meeskonna enda sisemine seis ei ole hea. Mõtlen, mina oleks peaministrina valinud väga, ja kuna need on tema erakonna inimesed, valinud väga sellele, mitte sellele, kes kui palju ääri sai. See on minu meelest ministri määrus on absurdne. Ministri omadus oli sõltu sellest, kui palju ääri saab. Ministrid on hoopis teistsugune. Ja mina oleks valinud väga selle järgi, kuidas moodi see meeskond hakkab koos töötama. Kuidas see oleks siis valitsuse mõõst? Kuidas? Kui te oleks peaminister praegu. Ei, kui mina oleks Reformierakonna esimees, ei, ma ei ole. Ei ole üldse, kui te oleksite kandidaat, kuidas te näevad siis? Ei, ma oleksin vaadanud selle järgi, mis on ühelt poolt tõesti, et igaüks seda valdkonda siiski niivõrd tunneb, et ta hakkab A-st ja B-st õppima, eks ole. Et ta siiski läheb sinna toimetama nii, et ta ei pea kohe kooli minema. Aga teine asi on see, et tal oleks siiski väga tugev ja siiras koostöö taha ja selline strateegiline visioon. Sest meie kogu valitsemise üks põhiline häda, mida meil on ette heidetud OSCD poolt ja mujalt on see nii-öelda silotorni efekt, eks ole. Kus iga minister tõmbub oma ministeeriumisse, ehitab torni ümber, mis kaitseb oma seda ministeeriumi ja ei näe, et väga paljud probleemid jäävad ministeeriumide vahele ja jäävadki lahendamata. Sest et seal vahepeal lihtsalt toimub mingisugust kommunikatsiooni. Ja ka selleks on vaja koostööks kabinet on väga hea, sest kabineti valitsus tähendab seda, et ministrid arutavad koos kabineti nõupidamisel asjad läbi ja siis tullakse otsustega. Ja mina mäletan Laari esimest valitsust, seal oli väga palju muret ja häda, raha üldse ei olnud, kogemusi üldse ei olnud, kellelgi mingeid juhtimiskogemusi. Jaat tahet oli hirmus palju. Ja põhiline, mis ikkagi võimaldas midagi ära teha, oli see, et meil oli pikk
pikad ja põhjalikud kabineti need arutelud ööni, poole ööni välja, kus arutati tõesti kõike, mitte nii, et minu ministeerium ära, sina ütle midagi. Tõesti arutati neid asju risti ja kõiki. Ja see on väga oluline ja nüüd näiteks meil oli konverents, ma ise korraldasin selle 6 aega tagasi Tallinnas, kus käis rääkimas Soomest, Soome Sitra, see on siis nende niisugune valitsusagentuur, kes tegeleb just innovatsiooni ja arendamisega. Nende uuest valitsemise struktuuri kavandist, kus nemad kavatsevad Soomes peale valimisi üldse lõpetada selle kombe, et eelarve tehakse ministeeriumide kaupa ainult. Et iga minister ütleb oma rahakotti, istub see rahakotti otsas ja augub kõigilist. Vaid nemad tahavad vähemasti teha niiviisi, et tehakse probleemi kaupa eelarve. Ja siis need ministeeriumid, kes on koos selle probleemi eest vastutavad, saavad siis sellest probleemi eelarvest vastavalt oma rollile siis seda raha, eks ole. See on siis nagu ühine projekt. Vähemasti, et mitte kõik muidugi ei saa, kogu eelarvet ei saa nii jagada, seepärast, et eelarvet on alati asju, mis on juba ette seadustega määravad. Aga nii, et see ministeeriumide vahel nüüd maha võtta, et minister ei ole mingi feodaalisand oma selles ministeeriumis, et ta on koostööpartner. Ja ma arvan, et see on väga tähtis ja kui soomlased selle ära teevad, siis nemad loodavad, et nende areng võtab kohe kiirema hoo, mida võiks meile ka soovida. Ma liiguks siis sinna tagasi sinna naiste teemale, et ei, sa ütled, see on ju lemmik teema. Ei ole. Küsiks seda, et ei pigem, et naised poliitikas pigem selles mõttes, et eriti veel nagu noored naised, et sellist asja vist väga ei olegi Eestis, et... No miks ei ole? No mõtlen nagu parlamendi tasemel. Võtame see sama Ove Valva, eks ole. 2 väikse lapse ema võttis väga raske ministeeriumi, alguses kõik siin nekutasid ja muigasid ja nüüd, kui see aastaga see valitsus lõpetas, siis seda üksmeelse tunnustus, et ta sai omadega päris hästi hakkama ja võiks jätkata. Tegelikult see on väga, kusjuures ta on väga hea ema, ta on väga aktiivne ema ja saab sellega väga hästi hakkama. Muidugi tänu sellest on ka hea mees, eks ole, kes hea meelega ka lastega on ja lastest on. Aga millised näpunäiteid? Isapakk Kostma 5 lapse ema, eks ole. Mailis Reps 5 lapse ema. Aga millised näpunäiteid annaksite? Millised näpunäiteid või üldse nagu kuidas, sest naisi on poliitikas üldse väga vähe. Et see on... Mina annaks näpunäiteid siin mitte naistele. See naistel näpunäiteid andmine ei ole vajalik. Naised teavad ise. Ma arvan, mina näiteks näpunäiteid nendele pealtvaatajatele, kes poliitikat pealt vaatavad, olgu nad siis need ajakirjanikud või kommentaatorid või niisama õiendajad, kes on poliitikas teinud ikka sellise asja, kuhu ikka üks korralik inimene ei lähe. Ja naisterahvad on teatavasti Ella Ingega ja nad ei lähe meelselt sinna, mis juba ette ütleb, et oid, sa räägid nii õudsest asja, kas sa julged inimest hulka tulla? Sa oled mingi poliitik või nüüd? Kuidas su mees sinuga üldse võib olla, kui sa oled poliitik? Kas sa ka valetad ja varastad kogu aeg? Meil on tekitatud selline kuvand, kusjuures kuna mina olen neid inimesi ikkagi näinud kaua ja lähedalt, siis muidugi kogu populatsiooni hulgas on teatud hulk neid, kes tõesti ei ole ausad ja kes on omakodupüütlikud ja nii edasi ja lollid ja nii edasi. Ma ei ütleks, et meie poliitikud hulgas on protsentuaalselt rohkem, kui neid on Eesti rahvulgas keskmiselt. Ja seda, et see poliitiku töö on teistsugune, kui ette kujutatakse, ma võin kujutada, sellepärast, et näiteks minu käest ka küsida, mis sa seal Brüsselis teed, eks ole, nüüd oled ikka küll, nüüd käid ju välismaal, eks. Tegelikult poliitiku töö on ju tegelikult, kui ta on parlamendipoliitik, on seadusandlus, mis tähendab ühte tähe närimist, ühte paberite lugemist, ühte lõpmatult arutamist täiesti konkreetsete formuleeringute üle, saada seda filoloogiat sama palju kui juurat, eks ole, ja samas pead sa seda valdkonda teadma. Ja see kõik on tegelikult ikka üks väga pingeline, kui sa pead kogu aeg olema asja juures, sa ei saa lasta ennast niiviisi hajevile, kui sa tahad, et sinu asi korras on, siis sa ei saa öelda, et las tehed teevad, kus sa kogu aeg olema oma asjast kinni. Ja see on ikka suhteliselt pingeline ja tegelikult väga vaimne töö.
ja samal ajal, kui me räägime nüüd sellest, et poliitik peab esindama neid erinevaid vaateid ja erinevaid huvigruppe, tähendab seda, et ta peaks, ideaalis peaks ju kogu aeg suhtlema nende samade erinevate inimestega ja saama aru, eks ole, mis siis need erinevad vaated on. Ta ei saa ütelda nii, et ma sain täna nüüd nende valitseda kokku, ma teen kõik, mis te tahate. Siis ta saab homme ju teistega kokku, kes tahavad vastupidist. Ja ta ei saa neile ka ütelda, et ma teen kõik, mis te tahate. Kui ta on seda tüüpi poliitik, kes ütleb kõigile, et ma teen kõik, mis te tahate, ja ta tegelikult ta ei tee mitte midagi. Et see selgest, siis ta tõesti valetab kõigile. Aga tähtis on just see, et poliitiku professionaalsus minu jaoks on läbirääkija professionaalsus. Nii et ta tunnetab, kus on need huvid, ta tunnetab need huvide erinevusi ja näeb seda punkti, kus on võimalik hetkel saavutada see, et mingi otsus läheb läbi, mingi seadus saab vastu võtta, mingi teema leiab mingi lahenduse, kus üles ta tunnetab ka teisi asju, mis ei lahene. Ja mida selles pole mõtet survestada, sest nad lihtsalt praegu ei lahene. Ja võtavad aega, tähendab see ajatunnetus on tähtis. Ja see on muidugi väga naljakas, et seal Brüsselis ma näiteks puutun kokku asjadega, meil seda ju ei ole, meil on kõik ole kiireti. Aga selles samas komisjonis, kus ma nüüd olen, seal oleks, me selle teema alustasime 2007. aastal. Ja ei ole ikka veel jõutud lahenduseni, sest ikka on nii palju erinevusi. Poliitiku teema ongi erinevusi võimalikult täielikult kaardistada ja nende erinevuste pinnalt jõuda nii kaugele, et siis asjad tahaks edasi liikuda. Ja see on tegelikult, see on suhtlemistöö, see on analüüsitöö, see on selle sama seaduse kirjutamise töö, see on teatud arvamuste kujundamise töö ja sellega peab oskama tegeleda. Aga meile tulevad, valitakse sinna inimesed, kes ka mingit seal eraldi väljaõpet ei saa või ei tahagi, eks ole, ja kes seda tööd ei oska. Siis tegelikult see töö tuleb ära teha. Parlamendis on ikka need, kes seda tööd teevad. Ja ma võin teile ka ütelda Eesti riigi osa samuti, et seal on üks osa, kes tegelikult tuleb käinud sinna saali siis, kui ta tuleb või seal näitab ennast, kui vaja on ja muidu teeb ma ei tea mida. Ja on teine osa, kes siis teeb kogu selle töö ja teeb hommikust ööni, sagedasti hilisööni, et see asi kõik tehtud saaks. Ja see on väga erinev. Kusjuures see, mis saalis on, see on väga väike osa nii võrda. Aga see on iseendast raske. Praegu ma tegelen andmekaitsega Brüsselis. Ma pean iga nädal suhtlema täiesti erinevate rahvusvaheliste muide, igasuguste gruppide, firmade esindajatega, kes tulevad ja räägivad oma probleeme, oma muresid, oma ettepanekuid. Ma ei saa ühelegi öelda, et täna on väga 100%, et nii ma just teengi. Ma ei saa nii teha. Ma pean need kõike kuulama ja nägema ära ja kirja panema ja analüüsima, kus seal siis see ühisosa on, kus seal mõistlik osa on, kus nad ajavad oma kasu taga, mida ei saa lubada, et sa teed seaduse, mis mingile firmale on näiteks eelised, mida meil on ka mõnikord tehtud. Nii et see on omamoodi töö. Ja nüüd, kui tuleb naiste juurde, siis tegelikult mõtleks naistele see töö väga sobib. Naised on loomult paremad läbirääkijad, naised on loomult paremad kuulajad, naised on loomult paremad sõnastajad, aga nad ei ole kaklejad. Ja nad ei ole ka sellele survele vastupidajad, kui tõepoolest kogu aeg kahtlustatakse ja survestatakse moraalselt asjades, kus sa tunned, et sa ei ole süüdi või sa ei ole kaasas, aga sa pead kandma vastust, eks ole, mingit hoopis teist asjad. See sama niisugune see atmosfäär, poliitika ümber on minu meelest naiste vastu võtnud. Kui teie läksite poliitikasse, et kuidas oli see vastukaja? Ma ei läinud, see oli ju laine, mis meid viis. Me läksime siit ülikoolist kõik, see oli suur laine, me läksime kõik. Siis ei olnud soo tähtsust? Minul ei olnud kunagi mingisugust kava poliitikasse, mitte kunagi. Aga siis, kui need suured sütmed hakkasid, siis me läksime, eks ole. Ja eks ma tulin sealt väga ka, ma tulin ju peale seda esimest kogemust 95. aastal ülikooli tagasi täiesti teadlikult ja siis ma läksin uuesti valimistele siis, kui meil oli tõesti, see oli tõesti sellest, ma nägin, et sotsiaaldemokraatid on lootust saada nii valitsused tõesti mingid need asjad ära teha, mis meil oli vaja ära teha. Ja siis me saime ka hulk hääli ja olime valitsuses, see oli 99. Ja ma olin jälle ära ja siis ma tulin 2003 ma lõplikult ära öeldes, et nüüd on poliitika uue põlvkonna professionaalsete poliitikute käes, vanadel professoritel pole midagi teha. Ja tulin ka ära, aga nüüd Europarlamenti ma läksin tagasi poliitikasse hoopis teisel tasandil. See on nüüd nagu natuke teine tasand ja seda ma sain ka siis teha, kui ma tõesti ütlesin, et mul on ülikoolis enam võiks ära tehtud, mis mul teha on. Mul on juba õpilased, mitte õpilased on juba õppejõud, siis nagu ei ole sinna midagi tuud.
kui te siis selle vooluga kaasa läksite ja poliitikasse läksite, et mis siis oli missiooniks ja eesmärgiks? Mis te arvate? Arvake kord. Palju pappi, head kohta, auto. Mis see võis olla siis, kui läksime 88? Iseseisev Eesti. Ma arvan ka, et see oli ikka see, üks pärast läksid need samad kunstnikud ja kirjanikud ja ülikooli õppejõud läksid poliitikasse. Äkki tahaksite natuke lähemalt sellest rääkida, et... Kuidas? Äkki tahaksite natuke lähemalt rääkida sellest ajast? Ahaa! No jah. Oli seal üks niisugune kummaline aeg, et no seda nimetatakse ajaloos on niisugune ilus väljend on võimaluste aken. Seepärast, et on ju selge, et Eestis nagu kõikides nendes sotsialismi leeri tõesti laagri maades oli ju see soov, et see masinavärk laguneks, et see lõppeks. See oli ikka väga valdav väga paljudel inimestel. Ja need katsetused oli tehtud ja mina olin tudeng siis, kui oli Prahas, eks ole, see 68 oli see Tšehhi kevad, eks ole. Ja meie põlvkond elas, ma olin siis ülikoolis väga teravalt läbi, meil olid siin ju ka siis need tudengite meeleavaldused ja igavesti põnev oli. Ja siis oli ka tunne, et nüüd õnnestub see raudne koorik nagu ära lõhkuda, aga need hankid tegid sellele kiirlõpu. Ja meie näiteks, kuna mina tegelesin juba sotsioloogiaga ja Vooglaevuga juba 60 aasta keskpaigast, siis sotsioloogide hulgas, ühiskonna analüütikute hulgas oli see ju selge, et kogu see nõukogude süsteem, et see kukub kokku varem või hiljem. Ta ei olnud, nagu tänapäeval öeldakse, jätkusuutlik, siis ei kasutatud sellised sõnad. Ja siis, kui tuli see uus laine, eks ole, tegelikult hakkasid sündmused peale meil siin juba 80-ndal selle sama koolinoorte mässuga, eks ole, millest tuli 40 kirja. Kus oli näha, et see süsteem hakkab hakkab näitama niisugust roostetamise ja väsimise märke, see lagunemine hakkab pitta. Siis see oli see ootus muutus järjest intensiivsemaks, et nüüd tuleb tegutsema hakata. Tähendab, neid, kes tegutsesid põrandal, oli enne ka. Aga ma räägin just nendest inimestest, kes ei olnud põrandal ja põrandal on ei tahtnud minna või olid ülikoolides või tegid mingit oma tööd ja nii edasi. Aga kes kõik tahtsid, et see süsteem lõpeks selliselt. Ja siis seepärast see tuligi laine. Et niipea kui hakkas, see on nagu kui hakkab jää minema, eks ole. Alguses tekib üks pragu teine, eks ole, siis hakkab vesi olema, siis on tunne, et nüüd läheb kõik suure hooga. Ja Eestis hakkas ju peale mitme suure liikumisega, oli fosforiidi, eks ole, sõda, siis oli muinsuskaitse, siis oli imeliikumine, siis oli ka liikumine, siis tuli rahvarinne, eks ole, siis tulid kodanike komiteed, tähendab, inimesed hakkasid mitmel viisil, hakkasid tungima selles suunas, et seda süsteemi lammutada ja et Eesti pääseks välja, eks ole, saaks iseseisvaks. Ja see oli see laine, mis viis. Ja meil oli ülikoolis ikkagi üks selgelt keskus, eks ole. Ja meie oma osakond, ajakirjandusosakond, me olime siis ülikooli peahoones teisel korrusel. Üsna väike, meid oli vähe, me võtsime 15 tudengit vastu, meil oli üldse 75 tudengit. Meil on praegu ühel kursusel 70 tudengit. Siis oli meil kogu osakond 75 tudengit. Meil õppejõudusid oli Teegel, Tulevuus, mina ja Peeter. Tulekohaga oli Agisheib. Kuskil 5-6 inimest. Ja siis oli üks see sekretär. Ja kõik me kateedrid olid niisugused väiksed ülikoolis. Erialad olid üldse väiksed. Väljatud arstiteaduskõdused suured. Aga väiksemas ringis muidugi arutelud ja kõik olid ju palju avameelsemad ja intensiivsemad, nii et see valmisolek oli ühine. Ja siis kujunes niiviisi välja, kui ma nüüd endast räägin, kui sattusin, et see meie osakond kujunes ka üheks selliseks keskuseks ja kui hakati rahvarinnet tegema, siis meile tulid niisugused soovid ja kõik, nii et meil toimus väga aktiivne tegevus seal.
ja siis, kui hakkasid need suured imevaidlused, siis noh, mina sattusin sinna, tegelikult ma sattusin fosforiidi sõja, sellepärast nii-öelda sellesse fosforiidi sõja keermesse sellega, et siis, kui oli vaja näidata mitte ainult seda, kui suurt kahju toob see projekt Eesti loodusele, vaid oli vaja näidata ka, mis juhtub Ida-Virumaal rahvastikuga, missugused sotsiaalsed probleemid tekivad, siis kutsuti ka sotsioloogid nagu kampa. Et nagu analüüsida näidata, et mitte ainult loodus, vaid ka üldse kogu niisugune meie elu ei pea vastu sellele. Ja nii ma sinna sattusin, seal olid esimesed suured rahvakoosolekud, siis tuli ime, millest tekkis kah teatud liikumine, seepärast, et see on mitte ainult see, et oli 3 mehe artikkel ja arutati, kas Eesti saab olla majanduslikult iseseisev, vaid tekkisid klubid. Ja koha peal, üle Eesti igal pool olid suured koosolekud, arutati seda, kuidas Eesti saaks olla majanduslikult iseseisev. Ja siis kohe varsti tekkis rahvarinne otsa, eks ole. Ja rahvarindest läksid väga paljud need inimesed, kes tulid fosforiidi sõja ja selle sama imega, nad läksid nagu rahvarindega siis nagu juba selles vormis kui poliitilise liikumisega. Ja rahvarinde algatuskeskus oli alguses ju väga kirju. Need, kes hiljem olid Isamaaliidus ja paljud olid tegelikult siis ka rahvarinde algatuskeskuses. Ja kiriku inimesi seal, igasuguses, see oli väga-väga kirju leidskond. Ja muidugi omaette oli siis see, mis oli siis nagu see Molotov-Ribbentropi pakti liikumine, see nii-öelda siis tõesti dissidentide liikumine, kes oli siis loonud juba ERSP, eks ole, kui uue erakonna. See tõi niisugust teravust ja selgeid niisuguseid iseseisvusega seotud sihti ka sellesse poliitilisse maastikku. Ja siis tekkis kodanike komiteed, nii et ühega tekkis väga elav selline poliitiline debatt ja poliitilised koosolekud olid sellised, kus olid inimesed tuhandete kaupa. Praegu, eks ole, te ei kujuta seda ette, mis tähendab, kui näiteks meie vanemuise suur auditoorium oli püsti täis, ikkagi püsti, inimesed seisid püsti, kui arutati seal, eks ole, neid Eesti arengupoliitika küsimusi. Või näiteks lauluväljakut oli mitte ainult Tallinnas, vaid kohapeal Põlvas ja Valgas ja igal pool oli suveaeg, inimesed tulid kokku ja mitte lihtsalt ei laulnud, vaid seal ikka peeti ka kõnesid ja arutati ja vaieldi ja nii edasi. Sagedasti see kõik võis olla üsnagi terav. Nii et see oli ikkagi väga niisugune aktiivse, ma ei tea, poliitilise tõusuaeg ja nii ma sattusin sinna. Ja siis, kui tulid esimesed valimised, kus juba tõesti sai mitte kompartei kandideerida, vaid tekkisid need erinevad nimekirjad, rahvarinne oma nimekirjaga, siis neid valiti sinna Tallinnasse Ülemnõukokku. See oli esimene, mida valiti siis nii, et oli konkureerivad nimekirjad, rahvarinne nimekirjas ja sealt see asi läks. Rahvarindest tekkis ju palju parteisid. Rahvarindest kõige viimane, mis tekkis rahvarindest, oli Keskerakond. Esimesena oli rahvarindest lahku omaette parteidena sotsid ja liberaalid. Liberaalist tekkis hiljem reform. Kallas oli ju rahvarindes, rahvarinde volikogu. Ja samuti rahvarindest tekkis EKRE, kus oli Liiahanni ja Ivar Raig, eks ole, mis oli siis see maarahvara. Ja kõige viimasena Savisaar oli vist kinni sellest rahvarinde formatsioonist ja tuumikust ja ütles, meie parteiks ei lähe. Kuni siis lõpuks, kui tuli valimised, siis nad vormistasid ennast olid Rahva Keskerakond. Et see oli kõige viimane partei, mis rahvarindest tekkis. Aga kuna ta oli viimane, siis kõik tehed läksid ära ilma paljad püksinööbid, mingit organisatsioonistruktuuri, rahasid, ruume, midagi kaasa võetud, kuna mindi ära. Aga siis see viimane, see sai siis kõik endale selle baasi ja sealt siis nii. Ja sealt tekkisid sotsid, tähendab, sotsid tekkisid rahvarindest, tekkisid siin Tartust, 1990. aastal oli meil siis, meie nimi oli siis Eesti Sotsiaaldemokraatlik Iseseisvuspartei. Meil oli väga ilus sümbol punane roos ja sinimust alge lehv oli ümber. See oli ikka väike sõprus. Umbes nii nagu vabakond on praegu, ma ütlesin tudengitele ka, et tegelikult algasid kõik need Eesti parteid, mis on praegu need nii-öelda vanad, öeldakse kartelliparteid, nad algasid kõik täpselt nagu vabakonna parteid praegu. Kõik hakkasid neist sõpruskondadega, klubidena, omavahel arutades mingite aadete ümber ja väljanud üks, mis tekkis kui majanduslik projekt ja see on Respublika. Sest Respublika klubi eksisteeris enne, aga see ei olnud ühe partei oma, seal oli mitmed parteide noori, see oli noorte klubi, noorte poliitika klubi. Aga siis, kui sellest vormistati partei, Respublika partei, siis see kaperdas ära selle Respublika brändi ja tuli projektina, mitte siis sellisena nagu need parteid. Nii see tekkis. Et ma olen ühe partei asutamise juures olnud.
partei kasutamise suvaline. see partei on juba natukene suureks saanud, et tõesti siis no need on suureks saanud, nüüd on need kõike suureks saanud, sellepärast et kõik on ju teinud läbi mitmeid samme ja sotsiaaldemokraadid on ju liitunud vahepeal, eks ole, olnud mõõdukate nime all. Miks tekkis mõõdukate nimi? Sellepärast, et see tekkis ju mitte varem vasakskaalal, vaid see tekkis pigem selle, mis praegu on oluline, selles niisugusel nagu avatuse, suletuse või siis selle skaalal. Ja siis see esimene liitumine oli EKRE-ga. See on see Maa Keskerakond, kus oli Liia Hänni ja Ivar Raig ja siis oli ka hilisemad, kes Keskerakond, ei, Reformi läksid, oli see majandusteadlane Kirsi Valve Kirsipuu ja siis, kuna nemad olid liberaalne erakond, nad olid iseennast liberaalse erakonna teadvustanud ja meie olime sotsiaaldemokraadid, siis me panime ennast kokku ja nemad ei olnud nõus võtma sotsiaaldemokraatide nime, see oli meie liig. Ja siis kuna me tegime mõõdukate fraktsiooni juba nendega koos enne ülemnõukogus, Andres Tarand jaotamus, siis me võtsime selle nime ja olime nii-öelda varju nime, mõõdukate varju nime all tuli siis meie need juurde tulijad harjusid nagu sellega ära, et me programm on ikkagi sotsiaaldemokraatlik endiselt. Ja siis, kui Rahvaliidust tuli osa üle, siis oli ju ka probleem, et kas see nimi jääb, aga siis ikka otsustati selgelt tulla selle nende klassikalise rahvusvahelise nime. Lähme siis natukene teise teema juurde, aga samas ka sama, et praegu on palju noori, kellel ei ole seda missioonitunnet ja lähevadki ära. No jaa, aga õnneks ei ole ka niisugune hull aeg. Kui ajad lähevad hulluks, kui siis noorte missioonitunne ka kohe välja. Mina küll ei usu, et kui tõesti reaalselt on olukord läheb teravaks, et siis ei ole noori küll missiooni. Kas ta siis ei usu seda, et nagu see kindral Laaneots on väitnud, et meil on palju paadimehi? Ka tõi, et meil on palju paadimehi. Tegelikult 10% umbes rahvastikust on neid, kes läheb paadimehi. Ma mõtlen, et enamusest lõpuks mingi Läänemere peal ära. No siin on raske öelda, vaadake. No on raske öelda, niisugust olukordi, neid ei oska ju nii-öelda emotsionaalselt ette näha. Ega ükski meist ei tea, kuidas me reageerime. Seni, kui pole proovile pandud, ega teie keegi, ega noored inimesed ei tea, kui arad või julged te olete. Ka tõelise ohu. Te ei tea. Ja te ei tea ka seda, kus tekib südames see tunne, et nii ma olen ehiti, ma ei saa olgu ohtlik või mitte. See tekib südamest. See tekib reaalses olukorras. See ei teki nii, et ma mõtlen selle välja. Nii et mina ka sotsioloogina ma sellised projektilised küsimusi tavaliselt ma arvata küsin. Mis oleks kui? Et mis te teeksite kui? Sest need on väga ebaosavusväärselt. Sest see tuleb inimese sisemisest niisugusest reageerimisest. Ja sellel peab olema sellest reaalsusest. Kui suur on tõenäoliselt lähitulevikus ja kaugustulevikus võiks teravaks minna või mis moodi võiks teravaks minna, mis on see stsenaariumiks? No meil on, siin ongi see asi, et mina muidugi loodan, et need ei lähe teravaks. Ja ma usun, et kõik meie vanemad ja vähem vanemad poliitikud ja kõik muud inimesed teevad kõik selleks, et seda ei oleks. Aga me peame arvestama sellega, et see teravus võib olla ka selline, mis ei ole lausa veel nii, et meil tuleb mingisugune vägivaldne või sõjaline konflikt. Aga teravda on praegu rahvusvaheliselt igal juhul. Tähendab see vajadus, et me ennast nii-öelda suudame kaitsta mitte ainult relvaga, vaid et me suudame ennast kaitsta moraalselt, et me suudame säilitada demokraatiat, et suudame säilitada seda riiki, mis on rahvusvaheliselt nii kõrgelt hinnatud, et teised ka teda kaitsta. Minu meelest on meie julgeoleku point selles, sest miks oli meie häda ikkagi, häda oli meil see 30 aasta lõpul, et väga paljud rahvusvaheliselt ei teadnud esiteks Eestist midagi ja kui teadsid temast kah suugi mitte, ta ei olnud suugi niisuguses kirjas, et ta on nüüd mingisuguses suures võrgustikus ja ta on oma ja ta tuleb sellepärast kaitsta, et ta on oma. Ja sellepärast ütlesid ka meie naabrid ja kõik need väga kergesti lahti. Peale ühe naabri, kes on kogu aeg huvitatud sellest, et me tallame. Ja sellepärast ma arvan, et praegu me oleme saavutanud hoopis teise olukorra. Me oleme saavutanud selle olukorra, kus me oleme esiteks palju tuntumad,
teiseks me oleme heast küljest tuntud, kolmandaks me oleme ametlikult noh, nii-öelda võrgustikes sees. Selles mõttes on tehtud kohustused, aga noh, me peame tegema kõik selleks, et neil oleks oma kohustust ka emotsionaalselt noh, nagu võimalik nii kanda, et nad tunnevad, et nad on õige asjast väljas. Ja sellepärast peame meie tegema jälle ka õigeid asju. Ja võt siin tulevad omad need niisugused noh, pinged ja asjad ja kus noh, kui mina noortele mulle ei meeldi noortele midagi ette heita, seepärast et ma mõtlen väga, mina usun noortesse, ma usun, et seda, noh, seda hetke ja seda väljakutset on teil küll ja küll ees. Aga kui mina vaatan, ütleme nii, et ma imestan. Ma imestan selle üle, kuidas moodi ühelt poolt on õudselt popp rääkida seda, kuidas moodi ikka noh, Eesti tulevik ja kõik. Aga siis, kui endast midagi sõltub selle tuleviku jaoks, siis see nagu argumendina kuidagi noh, nagu läheb nagu tahavlaamine. Ja ma ei räägi ainult äraminemisest. Äraminemine, see on niisugune asi, mille kohta ma ka loodan, et see on nii, et minnakse ja tullakse, tähendab, kui me suudame Eestit edasi arendada sellisena, nagu me tahaksime, et ta muutub järjest enam siiski oma elulaadilt ja oma noh, keskkonnalt õigelt täiesti võrdväärseks meie naabritega, siis ei ole ka niisugune survet ära minna, eks ole. Ja hakkab rohkem tulema tagasi ja kõik see, ma loodan, et see kõik nii on. Aga näiteks niisugune asi. Meil on tõsine, väga tõsine probleem on ju selles, eks ole, mis toimub Ida-Virumaal, eks ole, kuidas me saaksime niiviisi, et ei oleks võimalik seda trumpi välja mängida, mida Ukrainas mängiti välja, eks ole, et Venemaa tuleb kaitsma Vene elanikkonda, kes ütleb, et nad on, eks ole, halvad olukorras ja niiviisi. Tähendab see venelaste ja ukrainlaste vaheline niisugune noh, nagu see pike, mida meie ei tunneta, seepärast, et meie jaoks on nad kõik ühed venelased. Meie ei tee vahet. Nad meil siin Eestis, nad räägivad ukrainlased ka vene keelt. Ja meie jaoks ei ole seda vahet. Aga kui minna nendele sisse ja rääkida seal, siis need on ajalooliselt muide täpselt samuti ju väga teravad need, võtame selle suure näljaajast ja kõik on ikka väga teravad need ajaloomälestused ja väga teravad probleemid. Ja Venemaa kasutab neid asju kõik ära. Ja nüüd on niiviisi. Meil on, eks ole, üks suur teema, see, kuidas moodi panna nüüd nagu mõistma õigesti või noh, meile nagu arusaadavalt ja omaselt seda, kuidas moodi see Eesti ajalugu on toimunud ja panna siis seesama vene noorsugu nagu noh, selles mõttes mõtleme nagu noh, samades kategooriates. Seda teha läbi kooli ajalooõpetuse. Nii. Ja noh, ma räägin teile ühest oma pettumuse hetkest, kui ma olen siin samas Tartus. Ma kohtusin noorte inimestega, ma ei tea, kui paljud teist, mis erakonnas on, aga mul oli eraldi kohtumine oli Isamaa Liidu noortega. See oli 5 aastat tagasi, see ei olnud valimistega seotud, see on lihtsalt niisugune klubiline. Õudselt toredad inimesed kõik rääkivad, nad Eestit armastavad ja kõik noh, Isamaa ja tore ja kõik. Ja mina küsisin, et paljud teist ajalugu, jah, väga paljud õpust ajalugu. Ütlesin, no, et teate, et meil on ikka väga suur probleem see, et meil on vaja vene kooli eesti keeles ajalooõpetajaid. Et kui paljud teist on mõelnud sellele, et see on praegu üks isamaaline missioon, kes tõepoolest, noh, see on peaaegu võrdne rindele minekul. Kui paljud teist on mõelnud, oi, ei, seda me küll ei tee. No kes siis teeb? No see on üks väike näide. No see on see enese proovile panek või noh, millegi nimel, millegi tegemine, mis ei ole just see, mis on noh, nii-öelda lust ja lillegi. Ja see on see, mis mulle natuke muret teeb. Tähendab mitte see, et mis suures auolukorras, kus noh, tõesti inimene pannakse proovile juba selle noh, nii-öelda ümbritseva ja raske valiku ees. Aga just nüüd igapäevas olukorras, kus tegelikult igaüks meist, kes meil peab mingit asja kalliks või tähtsaks, noh, ta peab ju midagi selleks tegema, et see, mis talle tähtis on, et noh, see püsiks või et see edasi areneks. Ja kui me siin nagu ei nära seda kohta, kus me midagi saame teha, ütleme, et noh, küll läheb ja küll saab ja küll tehed teemad ja me läheme ära, me ootame, kuni kõik saab korda, siis me tuleme tagasi, eks. See teeb mulle natuke muret. See ei ole see, mis laenuvad sõltavad, kõik panevad pehku, siis kui on sõjaolu. Ma arvan muide, et seda nii palju ei toimu. Aga ma kardan, et minnakse mitte minda füüsiliselt, vaid minnakse moraalselt ära selliste raskete väljakutsete eest, mis tegelikult on vajalikud. Kas muukeelse rahva seas tegelema nii-öelda eestistamisega?
et saama sinna nagu rohkem eesti keelt rääkivad inimesi, et siin õpetatakse. No võtame see, vaadake, mis toimus. Kuulge, meil on Sisekaitseakadeemia, mis valmistab ette Eesti riigi kaitsjaid, piirivalve inimesi, politsei inimesi, kõiki, mis peaks olema eriti tugevate väärtustega. Ja siis, eks ole, öeldakse, arutatakse, et kõige olulisem või mõjusam hoob, mis aitaks Narva olukorda muuta, oleks see, kui Sisekaitseakadeemia viia sinna, eks. Ida-Virumaa selle juttu, kas juttu või Narva, mina ütlen Narva. Ja siis me kuuleme need samad õppejõudude käest ja õppijate käest, eks ole, kes õppivad Eesti riiki kaitsma. No sinna me küll ei lähe, siin on kauge sõita ja üldse ebamugav ja ei meie seda küll. Ja kõik saavad aru, kõik on väga mõistvad ümberringi. Ja muidugi loomulikult neil on see väga ebameeldiv ja raske. Seda muidugi Tallinnast ära. Meil on küsimus, et räägitakse, et mida me peaksime Eesti venelaste jaoks tegema. Aga kas keegi küsin see Eesti venelaste tegema? Kuule, kas te saate natuke öelda, ma ei kuule seda? Et on küsitud, et räägitakse, et Ida-Virumaa peaksime seda tegema, toda tegema, et venelased tunneks rohkem, et oleksime oleks ühtne riik, ühtne rahvas. Aga kas Eesti venelaste käest on üldse küsitud, mida nemad tahavad? No, inimesed, kes nendega suhtlevad, loomulikult arvestavad sellega, mida nemad tahavad. Mul on teile üks ja suurepärane näide. Ja see näide on teile kõikidele tuttav, kes on lugenud oma huvi. See on Katri Raik. Vaadake, kui palju suudab ära teha üks inimene. Üks põhimõttekindel aateline naisterahvas. Kes tõesti võttis omale missiooniks panna Narvas käima üks niisugune kool, üks selle Narva kolledž, mis tooks Narva eestikeelse keskkonna, annaks Narva noortele selle perspektiivi, et neid on siin vaja, annaks neile teadmisi, tõesti vene kooli õpetajateks minna, aga mujale ka veel edasi. Ja uskuge mind, see, mis seal on toimunud, see ei ole mitte lihtsalt niisama. See võitlus, mida Katri Raik näiteks pidas kas või sama kolledži hoone pärast, eks ole. Narvast Stalnuhhiniga kogu Narva linnavalitsusega. See oli tohutu raske, see oli aastaid kestev, eks ole. See, et üldse jõuda kolledžist nii kaugele, mis praegu on, sest mina olen käinud seal igal aastal mõnda loengut pidamas või esinema ja nii edasi. Et nüüd näiteks, kui ma viimati käisin, ma alati küsin, et mis keeles me räägime. Sest ma teen alati niiviisi, et mul on slaidid ja eesti keeles, aga siis ma seletan juurde, kas siis inglis keeles või vene keeles või kuidas nad tahavad, eks ole, või ka eesti keeles. Nüüd oli minevast esimene kord, kus nad mulle ütlesid, oli kolledži need tudengid et eesti keeles. Vaadake, see on üks inimene, kelle ümber on siis niisugune seltskond, kes temaga koos töötab, see meeskond, kes suudab seda teha. Kui ümberringi kõik ahetavad ja ohetavad, ütlevad, et ei olegi võimalik, ei olegi vaja ja ei ole vaja. Ja te ütlete, et kas sellel vene noorel seal on seda vaja? Loomulikult on tal seda vaja, kui ta elab Eestis, ta tunneks Eestis ennast koduselt, et ta oskaks eesti keelt, et tal oleks see tunne, et ta tuleb Narvast Tartusse, ta ei sõida mitte välismaale ja see ei ole mitte anekdoot. Tähendab seda, ma seal täitsa kuulsin, see on nüüd aastaid tagasi, kuidas moodi üks sama kolledži tudeng sai stipendium, et tulla 9 aastaks meile siia, eks ole, ülikooli, ja siis saatsid teda ära kõik tema samased maamad ja babuškad, kõik bussijaamad, umbes nii, et laps läheb välismaale, kui jõuda, kuidas sa hakkama saab. Ja tõepoolest, me ju seda ei taha ja nemad ka ei taha. Loomulikult on see, et kui inimene kuskil maal elab, siis ta tahab, et ta elab sellel maal, kui selle maa, nüüd on normaalne elanik, eks ole. Et tal on avatud need võimalused, mis seal on, et ta saab aru, mis toimub, et saab osa võtta ja nii edasi. Muidugi peaks igaühes küsimus, sa tahad olla normaalne inimene või taha. Aga palun, publik. Ühe küsimuseks ka selle teemaga, et kui huvitav vaadata, et kui eestlane väga vahet ei tee tegelikult lätlasel leeduka, siis kuidas seal Euroopas vaadatakse seda eestlast ja venelast? No kuule, see emotsionaalne... Kuulge, kui soomlased siin arutavad, mis nime Eestile panna ja nagu me lugesime, et üks nime oli Martti Venelainen. Mis see on? Veerand venelane. Ja siis mis me siis imestame. Nii et ega see tegelikult ongi niiviisi, et meil muidugi me oleme praegu palju rohkem nähtavad ja tuntud. Aga ma ei tea, paljud teist on, ma usun paljud on selles olukorras, et me peame ikkagi seletama, kust me tuleme ja kes me oleme ja see küsimus, et kas te räägigi vene keeles ja koolid ei olegi vene keeles. Ma olen seda kuulnud sadu kordi. Oleks küsimus ajaloost, et
räägiks laulusrevolutsioonist ja rahvarindest ja mind huvitab küsimus selle kolmanda vabariigi idee kohta. Ma saan aru, et see oli Edgar Savisaare. See oli Savisaare mingi, nagu ma saan aru, mingi kõne. Aga see ei ole, see tegelikult, ma ütlen teile, see olukord on natuke keerulisem. Absoluutselt. Seal oli niiviisi, et aastal, vaat siis, kui tehti suveräänsusdeklaratsioon, see oli 88. Ja siis see oli nagu väga suur samm, kui tolleaegne ENSV Ülemnõukogu, see oli täiesti sovjetlik, võttis vastu selle suveräänsusdeklaratsiooni, nii et need Ülemnõukogu liikmed, kes olid valitud näiteks samast Narvast või venelt, keda oli palju, ei saanud üldse mitte midagi aru, sest nendel lihtsalt tahti käsk kätte, kuna aina väljas oli siis tulnud Eestisse tagasi ja selles Ülemnõukogus oli see niisugune, nagu siis oli see käsk, eks ole, et oli ka seal kompardi rakuke, ajutine rakuke. Tema võttis siis selle rakukese kinnist uste taha kokku, need venelast, kes seal olid ja kõik eestlased olid ka, aga venelast olid. Ja andis käsu ette, et ütles, nüüd on nii lugu, et nüüd on käsk, et tuleb hääletada poolt. Ja nii hääletati. Aga see tähendas ka seda, et selle sama ENSV niisugune nagu staatus ja see, et kas ENSV-l on kodanik. Kas ENSV-l on omad kodanikud. Selle algatas tegelikult Eesti Kompartei. Selle väga suur fänn oli Toome omal ajal. Ja kes mäletab, vanemad inimesed on ka siin telekas Toome minu meelest pidas sütitavaid kõnesid sellele, kuidas on Eesti ENSV kodanikud. Ja siis oli meil ka juriste. Meie oma ülikoolis siin oli neid riigiõiguslasi, kes ka seda nagu teoreetiliselt või juriidiliselt nagu seletasid. Ja ma ei hakka neid nimesid nimetama, kuigi ma mäletan küll. Kas see kõne oli enne seda suveräänsusdeklaratsiooni või? Ikka pärast, sest et enne ei olnud see üldse kõnes, seda ei olnud võimalik arutada. Ja siis tekkiski see niisugune idee tegelikult ja see tuli pigem sealt, et oli niisugune ühendus ka Vaba Eesti, kus oli siis Toome ja kõik need. Ja siin oli niiviisi, et rahvarinde silmelt Savisaar, nagu talle nagu meeldis, eks ole, ja oli veel neid. Aga see ei olnud kunagi rahvarinde ametlik positsioon. Nii nagu ka rahvarinde ametlik positsioon ei olnud ka kunagi kodakondsus nullvariant. Seda oli sealt samast, kus tuli, see oli ka juristide variant. See oli juristide variant, kes see tuli ka sellest samast ENSV kodanikust tähendab. See tuli sellest, et ENSV kodanik, kui ta on ENSV kodanik, ei saa kodakondsust kaotada, eks ole. Vaid ta peab saama siis nagu selle Eesti Vabariigi kodakondsuse. Ja sealt läks see asi täiesti lõhki nüüd selle kodakondsuse järjekestuse ideega. Ja meil oli rahvarindes, ma mäletan, oli Paides oli volikogu, kus juristid katsid ette selle oma kontseptsiooni sellest samast nullvariandist ja kõigest sellest. See hääletati volikogul maha. Nii et sellest ei saanud ametlikku rahvarinde positsiooni, aga see idee oli. Ja oli ka see samunegi Savisaarel see initsiatiiv või idee, et teha, kui me sinna Ülemnõukokku läksime Moskvasse, et siis teha niisugune uus nõukogude selle, uue liidu põhiseadus, kus siis kõik need vabariigid on nagu selles mõttes nagu suveräänsed ja kõik võivad siis nagu lahku lüüa, kui tahavad ja nii edasi. Ja Igor Gräzin oli see, kes kirjutas selle esimese või selle mustandi. Aga see kah ei läinud läbi või see ei saanud ka kunagi ametlikust dokumendist, ta oli olemas, tõesti ta oli olemas. Nii et neid mõtteid oli, rahvarinne oli nii kirju, et mõtteid oli tegelikult servast serva. Aga need, mida nüüd omistatakse kui põhiliselt nagu rahvarinde oma, need on muidugi poliitilise konkurentsi teemad, sest et need on selle konkurentsi tulemus, mis oli siis rahvarinde ja kodanike komiteede kahe liikumise vahel, õigemini nende kahe liikumise juhtide vahel. Sellest, et sisemiselt oli väga paljud liikumised omavahel sama liikmeskonnad. Aga üleval pool oli see võimuvõitlus ja vastastikune niisugune eristumine olid väga terav. Nagu lõppkokkuvõttes ei saa öelda, et üks pool võitis. Kuidas? Lõppkokkuvõttes ei saa öelda, et üks pool võitis, eks ole. Ei, seda olen mina kogu aeg öelnud, et ei saa, et kui need kaks koos võitsid ja võitsid tegelikult just 11 niiviisi, ühelt poolt tagant torkides ja teiselt poolt siis nagu ka võimestades. Ja sellepärast kogu see dramaatika, mis tekkis, kui oli see sama 20. augusti Ülemnõukogu istung, kus
Mulle ei anna siiamaani osa Rahvarinde minu kunagisi kolleege Savisaar Veetsus andeks selle, et me kutsusime koos IAN-iga kodanike selle komiteede esindajad sinna. Siis meie jaoks oli see ainuvõimalik lahendus, sellepärast et kui me tahame, et Eesti riik areneks niiviisi, et kõik energia ei lähe omavahelise kakluse peale, vaid põhienergia läheb siiski koos edasiliikumise peale, siis me peame niisugust asju nägema. Ja sellest ma tulen tagasi hoopis proosalisemate ja väiksemate näekluste juurde, mikspärast ma ka ütlen, et minu meelest on praegu suur õnnetus, et praegusel hetkel meie valitsus, kes peaks tegelikult vaatama, et Eesti on praegu üldiselt on suhteliselt heas seisus, aga palju momente väga kriitilised, olgu see rahvastikumoment, olgu see julgeolekumoment ja nii edasi, siin peaks olema meil efektiivne ja koostoimiv valitsus, kes on positiivselt meelestatud tõesti edasi minema. Ja kui seal hakkab energia minema selle peale, mida Ligi ütles ja võib keegi teine ütle, siis ajakirjandus räägib ainult sellest, eks ole, siis tegelikult see pidurdab kogu seda Eesti arengu. Nii et minu meelest on ainult niiviisi. Ja miks mulle meeldib Euroopa Parlamendis, sellepärast, et seal on põhimõte siiski see, et kogu parlamendi töö aluseks on 3 suure fraktsiooni koostöö. Need on sotsiaaldemokraadid, siis konservatiivid, EPP ja liberaalid tähendab. Praegu praktiliselt enamus eelnõusid lähevad saali nii, et nad on 3 fraktsiooni ühised eelnõud. Enne on tohutu läbirääkimine, väga rasked. Aga siht seatakse läbirääkimist ikka see jõuda ühise tekstini, minna ühise tekstini. Ma küsiks mulle selle kohta, et Euroopa Liidu tulevik. Kas Euroopa Liidus peaks olema mingi föderaalne riik või tuleks praegu selliseks baasiriiks jääma? Ma juba ütlesin seda ka intervjuus, ei näe ma seda mitte kuskilt. Seepärast, et kui te näeksite seda sealt seest poolt, kuivõrd seal on see rahvusriigi esindus on kõige esimene argument. Meie oma kasvõi sellest, mitte meie, vaid kõik need saadikurühmad, kõik jagunevad rahvusdelegatsioonide järgi. See oli mulle täielik üllatus. Esimene asi, kui ma sinna läksin, esimene kohe päev, kui mulle teed selgeks, kuidas see töötab, seda me oleme kõik teadnud ja oleme õpetanud, et seal on põhiline on ka need saadikurühmad, mis on erakondade järgi. Lähen minna sinna, esimene asi, hakatakse jagama, kes saab kuhu komisjoni, kes saab kuhu mingisse seal sellesse delegatsiooni ja nii edasi, kõik käib rahvusdelegatsioonide kaudu. Iga rahvusdelegatsioon seisab oma huvide eest. Kusjuures seal loeb õudselt palju suurus. Seal loeb see, et seal on nii kui meil on see tondi koefitsient valimiste puhul, seal on tondi koefitsient, mis võimendab suurte võimalusi. Nii et seal on ikka suured delegatsioonid, Saksa, Prantsusmaa, Rumeenia, Itaalia, nii edasi. Need ikka täielikult võimutsevad ja väiksed siis peavad omavahel kuidagi kokku hoidma, et üldse midagi saaks teha. Ja see, et seal kõik delegatsiooni juhtide nõupidamine on see, mis sisuliselt määrab asjad, eks ole. See püütakse jõuda konsensuseni, seepärast, et kui seal läheb rahvuste vahel kakluseks, siis ei tule midagi välja. Seepärast võtab see jube palju aega. Aga ei jõuta konsensuseni, siis mõnikord tõesti vahetakse ka hääletusega. Ja siis on väga tähtis, et sa jõuad oma selle väikese hääle, väikse delegatsiooni häälega kuuldavaks teha. Ja see on põhiühik. Euroopa paneb põhiühik on rahvusdelegatsioon tegelikult. Ja siis on teie pool nõukogu, mis on ju puhtalt riikide esindus. Nii et ühega selleks, et sellist muutust teha, millest siin räägitakse, et see tuleb kohe homme föderaalne, selleks on ju vaja, et nad kõik oleks nõugus. Sest seda ei võetud taevas vastu, seda ju hääletatakse seal saalis. Ja ma näen seda, et palju väiksemad asjad, seal on nii väiksed muutused sinna suunda, võtavad aastaid, seal kus seda juba vajagi on. Näiteks praegu see, mida Ansip püüab teha, ma kohe näen, et digitaalne ühisturg, eks ole. Oleks vaja tõesti, kujutage ise ette, kes te olete selles internetikeskkonnas, et tõesti oleks maade vahel, eks ole, samad reeglid, eks ole, et samad süsteemid töötaks, ei oleks niiviisi, et meie turg ongi meie, eks ole, seal mingi miljon inimestes. Ja kui raske on isegi sellist tehnilist asja muuta. Kohe oleks, oi see on föderalism, tohutu föderalism on see, kui tehakse mingid tehnilised standardid samaks. Tohutu föderalism. Nii et siin on see materjal paneb nii kõvasti vastu. et seal ikka see mehhanism, mis minu meelest ongi kõik huvitav, et need rahvusriigid peavad kokku leppima. Ja need rahvuslikud kultuurilised eripärad peavad olema näha, aga nende vahel peab toimuma mingisuguse ühispinna leidmine. See on kogu Euroopa minu arust kõige väärtuslikum osa. Ja see on väga põnev. Ja see on võimalik, aga raske. Jah.
siin oli ja seal on ka olemas. okei. Ja siis selles valguses, kuigi ma ise ka ei usu, et Euroopa Liidus võiks olla nii poliitiline ühendus või liitriik, aga noh, et nüüd on see teema, et Euroopa Liidu ühine armee, no mis on ka natukene ebatõeline. Selle vastu on nii palju, suured riigid on selle vastu ja see on mõttetu, sellepärast, et ikkagi noh, see natukene tuleb sellest, et on, mis on minu jaoks, noh meie jaoks, kus me oleme siin idapiiri peal ja kogu seda näinud, kuidas moodi Venemaa jaoks ainukene jõud, kellega ta arvestab ikkagi kõik Ameerika, eks ole. Aga kogu suhtel Ameerikas hoopis teine ja kui ma seal näen, kui sügavalt sees on see Ameerika suhtes see niisugune umbusk ja vaenulikkus lausa, siis see tekitab selle tunde, et saaks sellest NATOst lahti, eks ole. See toob nagu Ameerika jõu Euroopasse, teeks nagu Euroopa enda oma. Aga siis, kui hakatakse ütlema, ka siis peab selleks oma raha panema, eks ole, siis peab nagu tohutu ressursi selleks panema. Ei, las parem NATO, las parem Ameerikat. Nii et ma ei näe, et siit midagi oleks. Kui jõutaks niigi kaugele, et see räägitakse praegu, et Schengeni piiril võiks olla siis nagu ka natukene ühine piirivalvas ressurss ühine. Meie valvame Euroopa piiri. On Euroopa siseriigid, kel pole mingit piiri valvata. Meie valvame Euroopa piiri. Ja et siin võiks olla mingi ühisjõu. No see on nüüd see, mis võib olla, noh, on päevakorras. Võib olla siis hästi ruttu, vähemasti nii ruttu, et 10 aasta pärast. Ma mõtlesingi, et kui tuleksid Euroopa Liidu ühisarmee, siis nagu võiks nagu NATO jätta kõrval. Tõesti, NATO peab igal juhul jääma. Aga milleks siis on vaja? Vaata praegu siin on nagu NATO ühisarmee. On räägitud see, et teha Euroopale tõesti, et see ühine piiri, noh mingi piiri niisugune piirivalve siis nagu süsteem ja et võib olla siis, et oleks Euroopa sellised humanitaarset kiirreageerimisüksused, no sisult nagu praegu bilateraalselt on nagu me läksime Rassesse rappi Afrikasse ja nii edasi, et võiks olla Euroopa ühiselt. Aga noh, see on kõik raha küsimus. See on raha küsimus. Ükski riik ei taha rohkem raha maksta sinna Euroopa. Isegi kui see tulemus on iseenese julgeolek. Teie julgeolek pole teie julgeolek. Meie räägime oma julgeolekust siin Vene piiri peal, ega sellest ei saa need samad Vahemereäärsed riigid ju suugi nii hästi aru, ega me neist kakski aru saa. Nende jaoks on põhiprobleem on need, kes tulevad sealt Paadiküle mere, eks on. Meie jaoks on need, kes tulevad jala läbi metsa. Need, kes tulevad Paadiküle mere ja hakka midagi vallutama, need, kes võrsid siit ida poolt hea meelega võtokteed. Vaat selles arvad nemad, et need on sügavasti eksinud. Ja nende jaoks kõigepealt tuleb 100 000 üle, kes vallutavad mitte relvaga, vaid puhtalt sotsiaalselt vallutavad nende seda eluruumi. See on väga tõsine. See on väga tõsine. Nii et noh, selles mõttes ongi see, et seda üksmeelt saavutada, selleks ongi vaja need asjad teha üksteisele selgeks. Meie püüame teha, et meil on väga palju saavutama. Me tegeleme, meie all ma mõtlen praegu nüüd kõiki Balti saadikuid pluss rumeenlasi, väga aktiivselt pluss poolakaid. Noh, need on need, kes teevad praegu aktiivselt selgeks Euroopale, mida tähendab see sama Venemaa, mis seal toimub üldse, mis see Putin on. Aga meil võtab see hulka energiat, aega ja toimub samm-sammult, sellepärast, et see on väga paljudel aru saanud. Mida nemad nagu arvad sellest teemast? Kuidas? Missugust nende seisukoht nagu on, mis me oleme nende nende seisukoht on ikka see, mis on majanduslik. Ikka nii suur turg ja kaubanduspartnerid. Sealt poolt oli just küsimus. Marju, ma tahan, et tuletaksite meelde, mina enam ei mäleta. Me teame, mis maja see on olnud. See on KGB maja. Ei, see oli Eesti Kirjanike Liidu maja. Ja siis pärast seda oli ta KGB, aga ta oli tükk aega KGB. Ja ta oli tükk aega. Ja ma isegi olen siin Antti Tauri juures käinud, kes oli KGB esimees. Ja nüüd sain nimetatud siin, sõnaga, millal oli see üliõpilaste meeleavaldus, kui tuldi koertega ja ei, koertega tuldi siis, kui oli Tartu rahu. See oli Tartu rahu. Tartu rahu ja praegu on siin nii palju noori, nad ei teagi, mis maja see on olnud. Ja siis tol ajal oli ju Ansip rajoonikomitee esimees. Ei olnud esimees. Ta oli rajoonikomitee orgosakonna juhataja. Orgosakonna, vaat ja kui seda tuletati nüüd mööda, siis tema ütles, tema ei tea mitte midagi, tema oli ämma sünni.
et rääkige palun, mis aastal see oli siis see? See oli 80, kas see 88 või? Kas siis, kui see laulev revolutsioon? Ja, see oli või? Oli see 88-87. Sest see on üks jube maja, eks ole, kui nii võtta. Ja me praegu asume siin keldris. Ei no tegelikult asi niiviisi, et tegelikult ütleme, ta oli ikkagi Tartu Kirjanike Liidu maja. No algul jah. Kogu aeg ta selleks, see oli tema, siis ta võeti ära nii-öelda Kirjanike Liidult ja tehti temast see KGB peakorter ja Kirjanike Liit kolis Õpetaja tänaval, eks ole. Ja nüüd on Kirjanike Liit omas majas tagasi, ausalt ja õiglaselt. Aga siin oli tõesti Vanemuises, see oli veel kõigil tuntud, oli niisugune väljend Tartus Vanemuise poisid. Vanemuise poiste alla mõeldi mitte koorilauljaid ja tantsijaid, vaid Vanemuise poiste alla mõeldi neid, kes siin olid ja kes valvasid näiteks tudengite järgi. Siin oli siis nagu KGB harukond. Kuidas? Tartu KGB, kes oli? Jah, see saas. Aga keda siin keldris hoiti, ega me ei tea ju. Kuidas? Ei tea. Igatahes oli niiviisi, et näiteks tudengite elus oli sellel majal väga suur tähtsus, sellepärast, et selle maja need esindajad tudengkonnas valvasid näiteks, et tudengid A ei laulaks valesid laule intris. B räägiks omavahel igasuguseid jutte, mis ei ole sobivad. Kohe see kanti siia maja ette, siis kanti siit majast ette ülikooli rektoraati. Ma mõtlesin Lauri Vahtre mälestuste raamatust, et kas siis nagu sellise samune kelder, kus Lauri Vahtre toodi siin selle ülekuulamisel. Jah, võis täitsa olla. Peale mida ta siis eksmatrikuleeriti ja viimasel ajal. Meie poisid olid ka kogu aeg silma all. Aga selle kohta võiks ju keegi kirjutada veel, kes eks sellest on natuke kirjutatud ka, aga raamatu välja anda. Sest siit saati hulka toimima, ma arvan, et siin olid ikka toimikud saati siis, kui see maja tehti tühjaks, olid toimikud, see oli suur aktsioon. Mina sain siit ka toimiku. Sellepärast, et minu ema vend küüditati ära ja siis oli see Anti Talur siin ja ma tulin siia julgelt sõjameest üleval. Olin siin valvul püssiga ja koputasin siis Taluri kabinet oli vasakul, praegu sisse tulla. Läksin kabinetti, ütlesin, et teate, mul on vaja minu ema venna toimikut, tahaks lugeda. Ta oli hallis majas, seal, kus see Rukkilill nüüd on. Seal hoiti kinni neid, kes küüditati ära ja nad olid, tähendab minu ema vend oli siis organisatsioon, üliõpilasorganisatsioon Virooniast ja need korjati kõik ära, sest nad olid väga edumeelsed. Ja siis 41. aastal, 14. juunil oli see esimene küüditamine ja 49 nüüd oli ju 65. aastapäev, kui küüditati ja seal Rukkilille juures. Nii et see hall maja seal, see oligi see rajoonikomitee, kus Ansip töötas, oli nii? Tema töötas maakonnakomitees. Kas see oli, jah, seal oli maakonnakomitee, tõesti. Ja oli. Sest linnaoma oli siin Küüni poe tänaval. Ja siis said need toimikud niimoodi anti mulle koju nad tõid või Tallinnast telliti siia ja mina läksin Taluri juurde uuesti, ütles, et vaatas minu kotti, ütles, sinna mahub ära küll, pange kaust sinna sisse, ärge tehke teist nägu, minge valmurist mööda ja tooge homme mulle. Ja siis sai need ülekuulamistoimikud kõik. Ja ma kirjutasin käsitsi ära, siis ei olnud mingit koopiamasinat ei midagi. Ja seda ei kujuta noored ette, et koopiamasinad ei olnud, fotokoopiat teha ei tohtinud. Kõik kirjutasid käsitsi ümber, kõik kirjutasid käsitsi ümber. Võtame siis, nüüd on nüüd käsi nii palju. Kas te tunnistate Eesti venelast eestlaseks? Millesse? Kas te tunnistate Eesti venelast eestlaseks? Aga miks ma peaks teda eestlaseks tunnistama, kui ta on aus venelane, kes Eestis elab? Tähendab, see küsimus on muidugi, ütleme niiviisi. Väga paljud need vene noored, kes on meil näiteks tudengidki, ega mina ei küsi, kas ta on eestlane või venelane. Kui ta on tudeng, eks ole, ta töid eesti keeles edasi, eestlaste hulgas on väga palju vene nimega inimesi. Ja venelaste hulgas on väga palju neid, kes on praegu noored inimesed, nii hästi oskavad eesti keelt, mingit vahet ei ole minu jaoks. Ma ei küsi oma tudengi käest, kas on eestlane venelane. Aga see, et inimene on eesti keelt rääkinud, minu jaoks see on tähtis, on eesti keelt rääkinud.
aga kui ta ei oska eesti keelt, siis ma räägin temaga vene keeles, siis ma ütlengi, et me ei ole võrdsed teiega, eks ole. Mina võin rääkida teiega teie keeles, et teie minuga minu keeles ei või. Ma tahan, et kõik oleks võrdsed. Ma küsin sellest teisest valdkonnast, et siin mõni nädal tagasi, kui Vilja Tuurmann Neivelt pidas oma inauguratsiooni loengu Tartu Ülikooli aulas, siis ta lõpus ütles seda, et internetist ja infoühiskonnast kui sellisest päris sellist loodetud võluvitsa ei ole saanud, et see ei ole veel suutnud kuidagi ühiskonna struktuuri, mõtteviisi, väärtusi. Oi, palju on muutnud juba. Nii struktuuri, mõtteviisi kui väärtusi on palju muutnud, aga suugi mitte alati meeldivas suund. Aga ma tulen korraks tagasi teie küsimuse selle eestlase venelasele. Te tahate minu käest teada, siis mina olen seda meelt, et inimene tegelikult ta määrab ise ennast väga palju. Mina ei arva, et rahvus on geneetiline. Mina arvan, et rahvus on kultuuriline. Ja inimene määrab ise. Näiteks eestlased, kes on läinud Ameerikasse. Mõned neist on eestlased, aga teised ütlevad, et nad on ameeriklased. Mõned on läinud Rootsi, on eestlased, aga nende noore põlvkond näiteks, mul on endal head sõbrad Rootsis, nende juba lapselapsed näiteks räägivad rootsi keelt ja nad on rootslased. Ei taha, et neile öeldakse eestlased. Nii et see on ikka inimese enda valida. Ja minu meelest, kui inimene, kes on Eestis, on eesti keele ära õppinud, Eesti koolis käinud, tahab olla siin ja ütleb, et ta tunneb, et ta on eestlane, siis ma respekteerin, et ta on jah. Aga kui ta tunneb, et ta on venelane, mis? Kui sa ütled, et ta on venelane. Aga kui ta ütleb venelas, ma ka respekteerin seda, et on väga hea. Inimene tunneb ise, mis ta on. Aga see ei tähenda seda, et me peaksime kellegile nagu seda ette heitma, et ta oma rahvuse juurde jääb. Teine asi on see, et me võime talle ette heita seda, et ta käitub teiste rahvuste suhtes vaenulikult või ei taha teistest rahvust aru saada või ei taha teiste rahvuste keelt osata, kellega ta koos elab iga päev. See on teine. Mina arvan, et kui mina elaksin ükskõik kus kohas, ma oleks ikka eestlane. Kuigi ma räägin ise mitmeid keeli ja hea meelega räägin vene keelt, inglise keelt ja soome keelt, mis tahes. Aga ma sellepärast ei ole soomlane või inglane, et ma räägin seda keelt. Truudis üks umbkeele küsimus vahel. Et kas nagu näiteks nende kanadalaste või rootslaste seas, küll praegu üks lapselapsed, kui palju või kui nüüd üldse on lapselapsi, kes tõesti ütlevad, et nad on küll terve elusad keskkonnas ühes kasvanud, aga ikka oli Eestis. Väga erinevad on. Seda on Aune Valk uurinud. Ja selle kohta uuringut tehtud, seda uuringutest vaatan, kuidas proportsioonid on nii ja naa. On neid, kes on kasvatatud seal üles eestlastena ja on neid, kes on meelega kasvatatud üles mitte eestlastena. Kui vaatame praegu kurvemat asja, minu meelest kõige kurvem on see, et meil lähevad Soome noored inimesed koos lastega ja näiteks Helsingis ma käisin, seal on Eesti Maja on Helsingis, ma käisin seal loengu tugemas ja seal mul rääkisid Eesti Maja inimesed, et soomlased võimaldavad õppida eesti keelt Soome koolis nende lastel. Ja väga paljud Eesti vanemad ei taha. Ei taha. Nad tahavad, et lapsed võimalikult ruttu täielikult soomestuksid niiviisi, et ei tehtaks vahet. Et nad ei ole Soomes. Ja see on üks eestlase alaväärsus, mis on minu meelest erakordselt ebameeldiv. Eestlane natukene liiga, heade olude juures. Sest üks asi oli see, kui olid pagulased, kellel oli see, teatud mõttes, see oli poliitiline sund ja siis oli nagu see eestlas oli nagu niisugune auasi. Aga praegu need, kes lähevad sinna, niisama, nende hulgas on kahjatsetavad palju neid, kes tegelikult väga kergesti lähevad lastel ümber. Need, kes on pettunud Eesti riigis, siis vaadake, niisugune pettumine Eesti riigis on minu meelest üldse jamus. Jürgen Ligi haridus. See on sama ja asi, kui me võime kõik üldada ka seda, et me oleme pettunud oma vanemates, eks ole, ja kõike niiviisi. Ja ja siis. Ega siis vanemad sealt vähem vanemad ei ole. Võib-olla vanemad on meis ka pettunud. Kui ema ütleks teile iga päev, et ma olen sus pettunud, kas see aitaks teil õnnelik olla? Ei aitaks. Kas te ütlete oma riigile iga päev, et ma olen sus pettunud, kas riik teeb sellest paremaks? Ei lähe. Ega riik mul on niisugune tunne, minu elukogemus näitab, et on väga suur vahe riigi ja kaubamaja vahel. Väga suur. Mul on üks küsimus. Teie hinnang Jürgen Ligi haridusministri. Mina
väga palju tegelenud igasuguste haridusasjadega, haridusstrateegiat koos haridusfoorumiga teinud 2 korda ühes. Ja ma tean seda, mis olukord on õpetajatel, ma tean seda, kussuguse surve all nad on ja nii edasi. Ja ma ütlen niiviisi, olgu see Jürgen Ligi kes tahes, aga inimene, kes ei oska suhelda nii, et ta teisest inimesest lugu peab. Ja kelle suhtlemisstiilid on selline, et noh, ta järjest näeb, et ta solvab inimesi. See inimene võib tuua väga palju kahju hariduses, seepärast, et õpetajad, kelle olukord on nii väga pingeline, on väga tundlik. Kui sellest ta võib seda teha parimas tahtes. Tähendab, ma ei kahtle sellest, et ma tunnen Jürgen Ligi ammust ajast, ma olen olnud temaga koos ülemnõukogus, ma tean teda. Ma ütlen teistpidi, ta on võib-olla poliitikutest üks neid, kes on selles mõttes kõige toredam, et ta ei ole mingisugune mulja ja libekeel, eks ole, ta räägib tõesti nagu mõtleb. Aga see ei tähenda seda, et ta peaks tegema ebaviisakat ja holdu. Kas Reformikord selle valikuga ei teinud nagu karuteene Eesti haridusele, sest õpetaja keskmine vanus on niikuinii 48, noori õpetajaid, eriti loodusteaduse noori õpetajaid ei tule ja need, kes vähesed tulevadki, need, kui Jürgen Ligi hakkab seda pläkkuma, siis nad lähevad rõõmsalt üle. No seda mina ei kardan, et see pinge, mis õpetajatel on, läheb veel hullemaks sellega, et nad tunnetavad ministeeriumist. See sama teema oli siis, kui oli Aaviksoo minister. Ja see oli juba see, kus õpetajad tundsid, et nad on nagu see minister on nagu niisugune. Aga Aaviksoo võrreldes Ligiga. Aaviksoo kõneprokk on küll reljeefne, aga ta ei ole otseselt sõimav ja solvav. Kommenteeriks, et nagu Eesti noorte õpetajate peale koos ei saa öelda, et puudustaks, ma annan ise Võrust pärit ja Võru riigi gümnaasiumiga, et räägitakse, et seal olid ikka väga suur konkurents, et ühele kohale mingi 15 kandidaati küll. Mis ainena, muidugi, see on küsimus. Humanitaarainetel oli väga suur konkurents, mitte loodusteadustel. No vastab Tallinnas, ma tean koole, kus on loodusteadustel väga suur konkurents. Aga küsimus on selles, et miks ei tulda loodusteaduste õpetajaks õppima ülikooli. See on teema. See on väga tõsist. Omaette küsimus on ka see, et miks noored koolis projekt on populaarsem kui näiteks õpetaja magistriõppe. Lihtsalt bakalaureuse õppe. Noored kooli on kursus. Noored kooli on olemas, aga seal noored kooli on tore, et seal on see idee, et kooli saavad minna ka need noored, kes ei ole õpetajaks õppinud. Ja ma arvan, et see on üks hea idee, vaat see on nüüd üks neid ideid, mis olid tegelikult Aaviksoo üks häid ideid. Ja Ossinovski väga pooldas ka seda ideed, et need, kes on näiteks õppinud inseneriks, või õppinud mingit nõukust ainet, ala, eks ole, mis ei ole pedagoogika. Et kui nemad näiteks on 35 aastat vanad, nende lapsed on juba, eks ole, suured või ise koolis, nad tunnetavad ära selle, mis tähendab laste kasvamine ja kasvatamine ja tuleb neil see tunne, et ma tahaks hoopis minna kooli õpetajaks. Või on raamatupidaja näiteks, Ja siis oleks võimalik nende näiteks tulla magistratuuri, anda neile riigi poolt stipendium, et nad ei kaotaks oma sissetulekut ja tõesti nendest inimesed hakkavad suurepärased õpetajad. See õpetaja kutse avamine, see idee, mis minu meelest see on õige idee. Ma mõtlen, kui teismes klassis oli valikainena majandus, seda ei olnud mitte nii-öelda õpetaja, aga oli vist mingi linnavalitsus, maavalitsus, majandus. See oli väga hea. Ja nii oligi väga professionaalne, väga põnev ja õpetus. See nüüd on see, kes tuleb annab mingeid tunde. Aga kooli on vaja siiski neid õpetajaid, kes on pidevalt kohal, kes on oma lapsed ja oma klass ja kes teavad neid kogu seda kooli ikkagi sisemiselt, neid on ikka ka vaja, muidu ainult külalisõpetajate kõik kool ei arene. Ja rohkem meesõpetajaid. Jah. No vot, nii et selles mõttes on minul teatud mured ka seoses Jürgen Ligiga. Peale selle muidugi on õige see, et pärast seda konflikti, mis ta Ossinovski, mis oli ikka väga ainetu konflikt, tegelikult see tundub nagu Reformierakonna poolt tõesti, see on võimeldud ajakirjanduse poolt ka halvasti, aga see tundub nagu niisuguse kättemaksuna. Nüüd teeks Jürgen Liigist haridusminister. Aga miks Ossinovski üldse valitsus? Miks Ossinovskist midagi minister edasi? Ossinovski ilmselt ise ka, tõesti seda. Aga ta oli ju täiesti hea minister. Jah, ta oli hea minister küll, aga ilmselt ma ei tea, igatahes nii see on. Kuigi solvumiskultuur on Eestis ka selline ja pealegi mul isa on öelnud, et haritud ja harimata inimese vahe on see, et haritud inimene ei solvu, sa võid teda solvata, aga ta ei solvu lihtsalt. No see, mis puudutas seda Ligi ja Ossinovski konflikti, see oli hoopis sügavam, see ei olnud isiklik solvu. See oli, mida Ligi tegelikult ütles. Ligi, tee süü ühiste ka, eks see eestlane.
Ligi ütles tegelikult oma selle märkusega Ossinovski. Ossinovski on, esiteks on ta üliandekas. Ma ütlen, ta kõik, mis ta on õppinud cum laude. Teiseks ta on lõpetanud Eesti kõige elitaarsema rahvuslikuma gümnaasium, mis on Tallinna Reaalgümnaasium, või see sama teine keskus Särgava kooli, eks ole. Ta on selle lõpetanud algkoolist peale, ta on täielikult mitte ainult eesti keelse, vaid üdini eestimeelse hariduse. Siis ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis filosoofia cum laude, eks ole. Siis ta on saanud oma kraadid Inglismaal. Ta räägib eesti keelt paremini kui keskmine Riigikogu. Ta tegi ära ju selle sama eesti keele testi, eks ole, maksimumi. Ta tunnetab kogu seda Venemaad paremini kui teed, ta tegi oma magistritöö Inglismaal muidu Putini režiimist väga kriitiliselt. Ta on seda uurinud. Ta on pärit Leningradist, Peterburist, professorite perekonnast, eks ole, mis on natuke juudi taustaga, kes tundsid Stalini kogu seda tagakiusamisi kõike oma nahal, üks kõige, nii nagu oli. Ja siis ütleb Ligi talle, et tal ei ole õigust avaldada oma arvamust selle kohta, missugune oli Nõukogude võimu mõju, sest ta ei tea midagi, ta on sisserändaja poeg. Sisserändaja poeg Nõukogude Liidust. Jumalast. See on nii absurdne, see on nii solvav, see on nii absurdne. Sisserändaja poeg Ameerikas. Ja see on see, mille vastu Ossinovski protestis. Mitte ta protestis just nimelt selle vastu, et põhimõtteliselt välistatakse sellest arutelust, mis Eesti kohta käib, kõik need inimesed, kes nii-öelda, ei ole oma. Ja sa oma ei ole ka siis, kui sa suurepäraselt keelt oskad, sul on haridus, kõik sul on olemas, aga vaat sul on tead verid on pärast. See on see, mille kohta protest. Ja see ei ole sugugi mitte isiklik olnud. Sest isiklikult on muidugi kõrgelt üle. Hoit oli sellest, et Jürgen Ligi tegelikult solven viimast Ossinovskit, aga ta solves nagu kõiki siin elavaid Eesti kodakondsusega inimesi. Jah, täpselt neid, kes tõesti tahavad eesti keelt õppida, tahavad Eesti ühiskonna liikmed olla ja nende kohta öelda siis, eks ole, et ärge proovi. Võtame siis viimase küsimuse. Tuleme siis lõpetuseks selle nii-öelda magusalt tänase päeva nii-öelda poliitikule tagasi. Te tõite alguses nii-öelda sotside nii-öelda kõik need võidud kilbile, mis nad saavutavad valitsusse minemisega. Aga nüüd meil on vaikselt välja koornud, et mida kõike ka need nii-öelda teised liikmed nii-öelda mitte võib-olla nii hästi teinud. Aga kas siis teie arust on sotside valitsusse minek oligi üldse põhjendatud, sest sellega, et te saavutate mingi osa võite, aga sellega, et te valitsusse lähete, sotsiaaldemokraadid siis, annavad võimalused nendel teistel osapooltel üldse teha seda, mida nad nüüd teevad. Aga kullaks, et mis tähendab, Vabariigi valitsus on põhiseaduslik institutsioon, mis on tegutsema kogu riigi ja kogu rahva huvides. See ei ole erakondade klubi, jalgpallimeeskond ega midagi taolist. See mõtteviis, mida muidu on juurutatud kahjuks Reformierakond väga palju, on tõesti see, ja muidu keskne samuti, et see on, teate, see on nagu meie võit, see on meie tükk, me loeme punkte. Minu kõige naljakam kogemus Tartu linnas on see, kui vaadake siin Tartus, selles arsti teaduskonnas on niisugune ilus maja, mille nimi on Biomeedikum. Ja Biomeedikum, see on siis see koht, mis enne oli siin meil vanas anatoomikumis, kus on kõik need eelkliinilised ained ja kõik muud asjad ja lahkamised ja muud. Ühesõnaga, see oli väga suur asi, et ülikool selle sai, sellepärast, et muidu toimus see kõik nendest 19. sajandi kordas. Mina olin siis sotsiaalminister. Kui ülikool oli võidelnud selle eest aastaid ja aastaid, et selleks raha saanud. Ja siis oli tulemas meile see Maailmapanga tervishoiuprojekt, meil oli siis noor riik, eks ole, hakkasime üles ehitama tervishoidu ja sealt oli tulemas $200 miljonit. Ja ülikooli arstid teaduskond pöördus minu poole, et nüüd me peame selle raha saama, peame selle Biomeedikumi siia saama. Ja me läksime Maailmapanka ja Maailmapank ütles mitte iialgi. Me ei anna kunagi ülikoolidele, me anname maahaiglatele ja rahvatervisele, mitte kunagi ülikoolidele. Ja siis me võitlesime selle eest, mina käisin ise Washingtonis, veensin neid, siis ma kutsusin nad siia, me käisime kõik läbi. Me lõppes sellega, et me saime lõpuks selle raha ja tõesti minu Biomeedikum. Mina loen, et see on mingi asi, mis on siukene, mis on tõesti jälg. See on tõeline jälg. Minu tegevusest poliitikas on see tegelikult Biomeedikum. Ja siis ma loen, valimiskampaania. See oli kuskil, see juba, mina enam ei kandideerinud, see kuskil 2000 aastal. Reformierakond. Ja loen sealt üks kandidaat, tal on siukene Voldik, eks ole, ma olen Voldikust, mis nad on kõik Tartu linnale head teinud, nemad on Biomeedikumid olnud Tartu linna. Siis polnud Reformierakondagi.
ja see ei olnud liberaalid, ei olnud ka siis sellega seotud üldse, mina olin minister. Ja teeme me selle siin. Ja vaat see on see tüüpiline, et kõik korjatakse kõik kokku, eks ole, ja ainult loetakse punkte ja siis, kui endal jätkus, siis võetakse teistamad kõned aega. Ja noh, nüüd on see, et nad tõstsid pensioni. Pensioni tõstab mudel, see on valem, eks ole, mitte poliitikud. Ühesõnaga, see niisugune mentaliteet, et valitsus on nagu erakondade poolt erastatud. See on nagu erakondade aktsiaselts. Igaüks korjab oma dividende. See on minu meelest, see on olemuslikult poliitika olemusele võõras. See on see, mille vastu sotsid on olnud. See on see, mille nimel mina salgasin täiesti maha, siis kui ma olin valitsuses kui me saaks mingi võidu, et ma ütlesin, et see on meie ühine valitsuse võit, eks ole. Samu kui Eiki Nestor oli minister, siis ta saavutas selle, et tuli töötuskindlustus enne kriisi. Tänu sellele kriis muide oli meil palju siiski kergem paljudele, sest oli töötukindlustus. See oli tänu kokkuleppele, tänu sellele, et Nestori vehkinud iga tänav nurga pealt, see on sotside suur võit. Ja ma arvan, et siin on see asi. Ja kui praegu mõtled, et Eesti vajab seda, kui on selline julgeolekuprobleemid on, kui meil on edasimineku probleemid, on vaja leida uus nagu edasimineku mudel, kui on vaja tõepoolest jõuda sellest keskpärasusest, sellest 2/3 Euroopa keskmist välja, on vaja ühist jõudu. Siis siin praegu mängida, et teate, meie ei lähe, teate, meil ei kõlba see ja meil ei kõlba teine. Las see valitsuskriis olla, me hääletame maha, las siis veel ei tee, las siis tulevad veel uued valimised ja võt siis me näitame, et me oleks kihvt erakond, me seisame oma huvide eest kõikide teiste vastu. No, see on eraomanduslik suhtumine riiki. Olen ma sügavalt veendunud. Ja ma olen uhke, et sotsid ei ole üks poliitika. Nojah, töötada tuleb nende vahenditega, mis on antud. No absoluutselt. Mis koli kuu peale, et seal pole riik, kus sa oled üksinda võimul, kedagi ei ole, eks ole, ja teed seda, mis tahab. Ehk siis rahva mandaat ja... Aga mis asi on rahva mandaat? Kui meil on valimised, kus võtab 64% osa ja siis vaheled jagunevad 6 erakonna. Kellel on rahva mandaat? Kõigil kokku on rahva mandaat kokku teha poliitikat, et see viiks Eestit edasi. Sellega siis tänaseks lõpetame, nii et suur tänu meie... Mina muidugi jah, ma olen eluvõõras inimene, vana idealist, võin ikka öelda, aga kuna ma olen siiski nüüd ka Euroopas näinud, et see on võimalik. See on tõesti võimalik. Ma näen poliitikaid, kelle poliitilised arjumused on selline. Siis ma siiski arvan, et meil on see lihtsalt see, et me oleme nii varases, meil ei ole seda demokraatia kogemust, meil ei ole seda niisugust riigi eest vastutamise kogemust. Ja see, et meil nii ruttu toimus ja siin on tõesti Respublika on siin Alva Jõe ja Reformierakond toimus see riigi erastamine, tähendab erakondade poolt. Erakond on eraõiguslik ühiskond. Seda on minu lubamatu.